Mina olen Pille Peterson, sotsioloogia lektor ja mina modereerin siis seda tänast üritust. Tegemist on siis Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi 10. sünnipäeva konverentsiga Väikeriigi väljakutsed segastel aegadel. Ja see, kus te praegu olete, on siis sotsioloogia suuna ja rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi paneel Kas teel jätkusuutlikkuse poole. Meil on täna väga palju küsimärkidega ettekandeid. Et see on niisugune suur küsimuste esitamise paneel. Ja esimeses meil on siis fookuses nii sotsiaalse kui ka ökoloogilise jätkusuutlikkuse poole liikumise võimalused kaasaegse tööturu ja majandussüsteemi kontekstis. Meil on 4 ettekannet. Esimesena tuleb siia meie lektor Kairi Kall, kes on teinud siin Tallinna Ülikoolis nii sotsioloogia magistri kui ka oma sotsioloogia doktori ja räägib teemal jätkusuutlik ühiskond ja hiliskapitalism, mida on õppida platvormitöö ja ringmajanduse projektidest. Palun Kairi. Nii, ma võtan vett ka endale, sest mul läheb tavaliselt hääl ära mingil ajal muidu. Ja nii, minu slaid on ka ees. Et kui mul anti võimalus see ettekanne teha, siis ma mõtlesin, et proovin nagu enda jaoks ka asja kuidagi huvitavaks teha ja siis, et midagi uudset. Ja siis ma mõtlesin, et ma seon teemad, millega ma olen viimastel circa 6 aastal tegelenud, mis on üsna erinevad, aga teise külje alt, kõik on ühiskonnas seotud ja on ka need teemad seotud. Ja siis umbes täpselt selline mu ettekanne saabki olema, et ma räägin natuke jätkusuutlikust ühiskonnast, siis ma püüan defineerida hiliskapitalismi, milles me siis praegu elame. Siis ma räägin nendest 2 projektist, mis me siin rahvusvaheliste sotsiaaluuringute instituudi alt teinud oleme viimastel aastatel. Ja siis vaatan, kuidas see platvormitöö ja ringmajandus siis jätkusuutlikkusega kokku sobituvad. Nii, ja kõik meie ettekanded on ühel või teisel viisil jätkusuutlikkusest, seega ma usun, et tuleb veel definitsioone kui ainult see, aga põhimõtteliselt jätkusuutlikkuse puhul saab vaadata erinevaid dimensioone siis ja kui ma nagu defineerida püüdsin, siis jäin praegu sellise definitsiooni juurde, et vaataks siis seda kui praktikaid, mis kas säilitavad või edendavad, aga kindlasti mitte ei vähenda nii ökoloogilist kui ka sotsiaalset heaolu ja õiglust. Ja siis erinevad dimensioonid eelkõige räägime siis sotsioloogidena sotsiaalsest jätkusuutlikkusest ja siis võib-olla keskkonnateadlased rohkem räägivad ökoloogilisest dimensioonist. Olen näinud ka selliseid dimensioone nagu majanduslik ja institutsionaalne. Ja majanduslik siis, et selles suhtes, majanduslik võib ka institutsionaalne olla, et majandus kui süsteem jääks püsima, et ettevõtted oleksid kestlikud, et kuigi üks ettevõte võib sotsiaalselt väga jätkusuutlik olla ja võib-olla isegi ökoloogiliselt, siis kui ta pankrotti läheb, eks ole, siis ikkagi see majandusliku jätkusuutlikkuse dimensioon hakkab ka rolli mängima. Ja see on platvorm või tähendab, see on just selle ringmajanduse kontekstis hästi oluline. Hiliskapitalism. Ei saa öelda, et ma oleksin selle teema ekspert ja et ma oleksin seda palju uurinud, aga mind poliitökonoomialane kirjandus väga huvitab. Ja üritasin ka meemidega väga palju tagasi hoida, aga siis ühe lihtsalt panen teile, et ta annab sellise nagu sisu edasi, et mis asi see hiliskapitalism on minu meelest. Et kui kõik sfäärid on põhimõtteliselt kapitalistlike suhete poolt juba üle võetud, viimane, mis meil on veel jäänud, on siis meie uni ja ka sinna suunas on juba tee. Aga see on natukene siis naljaga ja natukene tõsiselt. Aga põhimõtteliselt see idee, et kapitalismil on erinevad arenguetapid, on juba sealt 70-ndatest. Mandeli poolt, et kus me praegu oleme jõudnud siis, mis on multinational ja ehk siis late capitalism, eesti keeles siis võib-olla rahvusvaheline või riikideülene või midagi sellist, selline kapitalism ehk et globaalne võib ka öelda. Ja mis siis seda iseloomustab, et meil on hästi tugev üleilmne konkurents, eks ole, me kõik oleme töötajad globaalsel tööturul, ettevõtted ka konkureerivad globaalsel tööturul. Mis veel seda perioodi iseloomustab, et kapital on juba üüratult kontsentreerunud suurkorporatsioonide kätesse.
räägitakse, et hästi suurt rolli mängivad, eks ole, need 4, Google, Amazon, Meta ja Facebook, et nüüd ilmselt see tehisaru teema, võib-olla ta toob mõned suured mängijad sinna juurde ja võib-olla natukene seda olukorda lööb sassi. Aga jah, et mis veel? Tarbimiskultuurid, see seostub ka sellega, et suur osa meie eludest on juba nagu turujõudude kontrolli all. Ja kuna terve planeet on praeguseks üldiselt juba selline globaalne süsteem, kus toodetakse ja tarbitakse, et siis kuidas üritatakse nüüd peamiselt kasumit teenida, suurendada, on siis tehnoloogiline innovatsioon. Et see on ka midagi, mida Eestis hästi palju, eks ole, räägitakse, et peab mingeid uusi asju välja mõtlema, tehnoloogilisi vidinaid, nagu see tehisaru nüüd on kõige selline kuumem teema, et siis selle kaudu on võimalik enda kasumit siis suurendada. Ja teine asi on see, et hästi palju, eks ole, on digitaalselt meie eludes ja digihiidude mõju ühiskondade korraldamisele on ka väga mastaapne. Et ma platvormitöö kontekstis räägin natuke Eestis ka, et mis juhtus, kui platvormid Uber ja siis meie enda tol ajal Taxify, nüüd Bolt tulid turule. Ja ka ebavõrdsus on, ilmselt teate, palju tudengeid teavad juba, et 70-ndatest, 80-ndatest on ta ka läänemaailmas, eks ole, jälle kasvama hakanud. Ja nüüd me kogu aeg siis lahendame igasuguseid kriise ka veel kõige tipuks. Ja kui te küsite, et kas ei võiks seda neoliberalistlikuks kapitalismiks lihtsalt kutsuda, siis jah, võite küll, aga kuidas ma nagu praegu mõtlen või teised on ka suured mõtlejad on ka mõelnud, et hiliskapitalism on selline struktuurne osa ja siis neoliberalism on see ideoloogia, mis seda võimaldab ja siis nad üksteist nagu võimendavad ja taastoodavad ka. Ja te võite siin vastu vaielda ka, need on mu väga esmased mõtted, aga ma näen, et aeg juba armutult liigub. Et siis jah, ja digiplatvormid ja ringmajandus on 1-2 sellist asja, mis on meie ühiskondades ka hästi nagu palju kõneainet tekitanud ja hästi kesksed. Et siis ma ei jõua väga sellel seda slaidi väga lahti seletada. Ja siis ma räägin 2 Horisondi projektist. Esimene oli siis Pluss platvormi tööjõust, mis algas 2019 ja lõppes 2022, kus me vaatasimegi siis, et mida platvormide turule tulek tegi 2 valdkonnas, taksonduses ja siis majutuses, aga praegu täna ma sellest Airbnb poolest ei räägi, ma räägin Uberi ja Bolti juhtide perspektiivist ja mis seal siis juhtus taksonduses. Et me vaatasime töötingimusi, sotsiaalkaitset ja oskusi ja siis teine projekt lõppes sel aastal märtsis, kus me olime siis sotsiaalteadlastena kaasatud projekti, kus siis uut tüüpi ümbertöödeldud plasti seda tehnoloogiat loodi. Ja meie vaatasime siis seda, et kuidas nagu ümbertöödeldud plasti hakataks rohkem aksepteerima selle esmase plasti asemel, et ümbertöödeldud võiks, eks ole, olla keskkonnasõbralikum. Ja me intervjueerisime Euroopa auto- ja kodumasinatootjaid ja plasti ümbertöötlejaid ja tegime ka 4 küsitlusuuringut 4 Euroopa riigis, Eestis, Soomes, Saksamaal ja Hispaanias. Aga nendest ma täna ei räägi. Keegi soovib kunagi kuulda, siis kindlasti võime ka sellest kunagi rääkida. Ja siis taksonduse platvormistumine ja kuidas see nagu kestlikkusega seostub. Et mis siis juhtus, kui taksondus platvormistus? Kui tulid platvormid, konkurentsisurve läks tohutult palju suuremaks. Alguses nad pakkusid teenust kõrgete hindadega, kõrgematega kui meie taksoettevõtted. Paljud taksoettevõtted läksid pankrotti. Rohkem inimesi tuli taksot sõitma, või tol ajal nad muidugi neid ei tohtinud üldse taksodekski kutsuda. Alguses nad lihtsalt olid hallis alas, kus nad ei olnud üldse reguleeritud. Ja siis aastal 2017 meil muudeti transpordiseadust ehk et ka platvormitaksod nii-öelda seadustada, aga see muutmine oli põhimõtteliselt dereguleerimine. Hästi paljud asjad liberaliseeriti ja seda on kutsutud ka Uberi seaduseks, mis siis näitab, et kui suurt võimu omavad nagu digiplatvormid ka tänasel hetkel riikidele. Isegi muudatusi maksusüsteemis tehti selle taustal.
ja Uber ja teised seal platvormi ettevõtted ka ise nagu väga tugevalt siis promosid seda seadusandlust ja põhimõtteliselt nad said vist enam-vähem, mis nad ka nagu tahtsid. Taksoplatvormid nagu Uber ja Bolt ei paku juhtidele mitte mingisugust lepingut. Kogu vastutus töötingimuste, turvalisuse ja maksude eest on juhil, autojuhil siis ma mõtlen. Samas on olemas töösuhte elemendid, nende osas juhid kaasa rääkida ei saa. On olemas platvormi standardid teenusele, algoritmipõhine kontroll, mis on tihtilugu arusaamatu, platvormi poolt määratud hinnad, mis sõltuvad nõudlusest. Nüüd kui nagu nende Bolti ja Uberi juhtide vaatest rääkida, siis seal on variatiivsus, et nähakse seda erinevalt, et meil on nii neid, kes näevadki seda sellise ettevõtluse, vaba ettevõtluse nagu ülima väljendusena, et sa oled nagu sihuke mikroettevõtte ja kõik on nagu selles suhtes tore ja nii peakski majandus olema, isegi kui mingis teises kohas intervjuus see inimene nagu väljendab kõiki neid probleeme, mis tal seda tööd tehes on, seda ebakindlust ja neid asju, et need võivad täiesti omavahel koos eksisteerida inimese peades. Ja siis oli ka neid, kes leidsid, et taksoäpid on de facto tööandjad ja neile peaksid tööandja kohustused kehtima. Oli ka neid, kes olid üritanud vastu hakata nendele tingimustele, mis seati. Ja me oleme ka kirjutanud sellest terve artikli, et mis need probleemid on, et miks see vastuhakk ja laiemalt siis selline kollektiivne ja ka individuaalne selline tegutsemisvõime on praktiliselt nagu võimatu, et sul ei ole võimalik isegi kollektiivselt oma töötingimusi parandada. Ja siin on ka üks võib-olla selline hästi ilmekas tsitaat, et mõni asi, et see äpi võim, et mida siis, kui sa töötad mõne platvormi heaks, siis kui sa vastu hakkad, siis platvormil on hästi lihtne sinust lahti saada, ta lihtsalt blokeerib su konto ära. Ja selliseid asju, et hästi raske. Ja siin on lihtsalt toodud mõned allikad ka, et mis me oleme kirjutanud, aga siis ei jõua sinna minna. Nii, ma näen, et mul on veel 6 minutit umbes aega. Et nüüd ma jõudsin kiiresti ringmajanduse juurde. Et ringmajandus, ma eeldan, et enam-vähem olete kursis, mis see võiks siis olla, et kui meil on praegu majandus, tootmine selline, et me kaevame midagi, me toodame midagi, turustame, müüme, ostame, tarbime ja siis see lõpetab nagu prügimäel või midagi sellist, et lineaarne. Ja siis meil on uusi ressursse jälle vaja kaevandada ja kõik see on väga-väga keskkonnavaenulik. Siis ringmajandus ideaalis peaks olema selline, et eks ole, et kui me oleme selle ära tarbinud, siis ta läheb ümbertöötlusesse või taaskasutusse ja see ring jätkub. Aga mis on siin nagu hästi, siin on hästi palju keerukat, aga üks keerukas asi on see, et tegutsejaid, kes peaksid kõik oma nagu käitumist, tootmist, kõiki neid asju muutma on hästi palju, sealhulgas meie tarbijad, me peaksime tegema teistsuguseid valikuid, et selles suhtes on see ringmajandusele üleminek hästi keeruline ja seda väga palju uuritakse ja me püüame ka omalt poolt siis natukene sellist sotsioloogi pilku sinna sisse anda, et siin meil on veel asjad kirjutamisel selle teemalised, aga barjäärid, et miks sinna mudelile üle minna, siis võib jagada hästi üldistatult, nagu et meil on tehnoloogilised barjäärid, näiteks plasti ümbertöötlemine ei ole nii arenenud veel, meil on regulatiivsed, meil on majanduslikud, kallim on ja nii edasi ja igasugused sotsiaalkultuurilised ka, väärtuspõhised, hoiakute põhised, käitumispõhised ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga on palju asju, millega nagu tegelema peaks, et see päriselt ka võimalikuks osutuks. Ja kui nüüd intervjueerisime Pille Ubakivi-Hadashiga, kes teeb järgmise ettekande ka, et me intervjueerisime temaga koos siis erinevaid tööstureid ja meil oli üks magistrant ka siin Eesti töösturite intervjueerimisel abiks, siis ma nagu natukene heidan valgust, et mida nad siis nagu arvavad, et mis see takistab nende ettevõtetel. Meil olid fookuses auto- ja kodumasinatootjad ja siis plasti ümbertöötlejad, et mis valmistab raskusi, et miks näiteks kodumasinate tootmisel siis rohkem ümbertöödetud plasti ei kasutata. Ja igasuguseid selliseid barjääre, mida varasemalt on juba palju tuvastatud, neid esines.
ja alustada algusest, et ringmajandus ja laiem jätkusuutlikkus intervjueeritavate jaoks valdavalt olid hästi nagu positiivse seosega terminid, aga neid ka mõtestati nagu väga erinevalt. Ja enda rolli kogu selles ringmajandusele mineku protsessis mõtestati ka väga erinevalt. Aga siin on hästi põnev, eks ole, et ettevõtted lähtusid enda huvidest, näiteks infrastruktuurist, mis neil juba olemas oli ja igasugustest muudest asjadest, mis oleksid nagu nende positsiooni seal ahelas, nende nagu kasumlikkust näiteks ja kõike seda tõstnud, mis on ka nagu hästi loogiline, eks ole. Et see perspektiivid sõltusid sellest, et kus sellest tootmisahela protsessis asuti, sest tootmisahelad on ju tohutult pikad, eks ole, et näiteks autosid, meil on mingi Volkswagen, aga need, kes teevad igasuguseid autoosasid ja kõik, et see ahel on nagu väga pikk, eks ole, et sõltub, et kui sa selles ahelas oled. Sõltub sellest, et mis riigis sa oled ja mis selles riigis on nagu kasulik teha ja milline infra on olemas. Ja mis on sihuke laiem põnevam teema, millest me Pillega tahame rohkem kirjutada või praegu kirjutame ühte artiklit, et see sõltub ka nagu sellisest võimust ja võimekusest näiteks poliitikate kujundamisel kaasa rääkida ja sellest jah, et kes sa seal tootmisahelas oled ja kõigist nendest asjadest, et selline hästi põnev teema. Ja hästi suur probleem, ilmselt ei vaja nagu palju põhjendamist, et miks, et ringmajanduse loogika sobitamine praegusesse sellisesse majandussüsteemi, mis on väga kasvule orienteeritud, ongi ikkagi väga keeruline, et toota ja müüa on vaja järjest rohkem, et kasumlikkust säilitada. Kuidas seda teha jätkusuutlikult, siis samal ajal siis kasutades veel ümbertöödetud plasti, mis on kallim, mida on keerulisem õigetes kogustes, õiget materjali saada ja kõik need teemad. Siis on vaja veenda tarbijat, et ostaks neid tooteid. Aga tarbija peab ostma ka asju hästi säästlikult, et mitte liiga palju õigeid asju. Et selles suhtes ja hästi paljud ettevõtted, võib-olla nende ettevõtjate kohta ütleks ka, et võib-olla see Eesti omade kohta nii palju ei kehtinud, aga mõned lääne ettevõtted olid ikkagi need nagu jätkusuutlikkuse sellised eesrindlikud tegutsejad, et nad nagu väga promosid sellist keskkonnahoidlikku tootmismudelit, aga ka nemad nagu väga tugevalt kogu aeg rõhutasid, et kaua sa seal nagu sellele board of directoritele ikka nagu selgeks teed, et ma ei tea, et võib-olla 20 aasta pärast me hakkame kasumit teenima sellel uue nagu mudeliga, et sa pead nagu näitama, et päriselt see ettevõte jääb nagu kestma ka, kui sa neid tootmissüsteeme muudad ja kõik need muutused on nagu tohutult aega nõudvad. Ehk siis selleks ja seda ka ise tootjad rõhutasid, et selleks, et oleks võimalik selline süsteemne muutus minna teisele süsteemile üle, ongi vaja kõigil nagu kaasa tulla ja on vaja ka Euroopa tasandil või tegelikult globaalsel tasandil, aga mida on võimalik üldse globaalsel tasandil teha, on küsimus. Et nad rõhutasid väga sellist nagu laiaulatuslikku, selget ja stabiilset regulatiivset raamistikku Euroopa tasandil siis avalike investeeringute rolli, et see muutus oleks võimalik ja samal ajal ka tarbijate nagu nõudlust, mis aitaksid neid protsesse toetada. Ja siin on jälle põnev vaadata, et sõltuvad sellest, et milliseid regulatiivseid muutusi tehakse. See toob nagu kaasa ka võitjaid, uusi võitjaid ja kaotajaid ja võib ümber kujundada ka võimusuhteid. Et mõned sellised suured Euroopa direktiivid on seda juba teinud, et see tuli ka intervjuudest välja. Ja me ei saa unustada ka, et Euroopa on ainult tükike selles globaalses kapitalismis, et me konkureerime, meie tootjad konkureerivad ikkagi ülemaailmselt. Ja hakkangi siis otsi kokku tõmbama, et mida me kokkuvõtlikult võiksime siis õppida. Et me tegelikult terve ühe raamatu peatüki kirjutasimegi sellest, et vaatasime rahvusvahelise tööorganisatsiooni väärika töö raamistikku ja siis vaatasime, kuidas platvormi töötajad näevad oma tööd ja siis vaatasime, et kas see läheb nagu väärika töö raamistikuga kokku. Ega ta ei lähe ikka küll, et platvormi töö üldiselt nagu väärikas töö ei ole selles tähenduses. Et ta pigem tõukab inimesi suures osas ebakindlusesse, sellest võiks nagu veel pikalt rääkida. Võib-olla erandiks jah, et kui sa tõesti nagu tahad mingit sutsakaid teha, et mingit vähetähtsat nagu lisaraha teenida siin puhkusereisiks, et siis loomulikult see ei ole probleem, kui sa natuke platvormi tööd teed.
ja platvormistumine ei puuduta ka ainult nagu taksondust või kulleriteenust, need on need kõige nähtavamad, eks ole, linnapildis. Aga ta on ka mujal sektorites, mujal valdkondades, näiteks hoolekandes, mitmed veebipõhised tööd. Veebipõhiste tööde puhul on veel see hästi nagu põnev ja oluline, et tõesti sa nagu konkureeridki terve maailma inimestega seal, kes seal platvormil on. Ja siis et jah, põhimõtteliselt ikkagi üsna nagu õõnestab sellist nagu jätkusuutlikkuse püüdlusi. Ja kui ringmajandust vaadata, siis jah, kui me suudaksime sellele süsteemile üle minna, siis ta nagu toetaks ilmselt sellist sotsiaalset ja ka ökoloogilist kestlikkust. Aga ta nõuab ikkagi toimimiseks nagu väga suuri struktuurseid muutusi, tugevat regulatiivset raamistikku ja ühiskondlikke kokkuleppeid. Ja kui natuke Eesti kontekstis mõelda, jällegi võib-olla meelevaldsed üldistused, võite vastu vaielda, et kuidas Eesti siis nagu sellise neoliberaalse väikeriigina on hiliskapitalismis käitunud senini. Et pigem oleme nagu selliseid globaalseid arenguid teinekord isegi nagu tervitanud, näiteks platvormide tulek või siis vähemaltki aktsepteerinud, et me ei püüa nagu midagi väga teistmoodi teha, et näiteks, et meil on ka eesmärgiks globaalset kapitali siia hästi palju nagu meelitada, hoida siin. Et selleks oleme nõus tegema ka regulatiivseid muudatusi. Maksukeskkonda kogu aeg on see, et maksud peaksid hästi nagu siia meelitama, eks ole, suurettevõtteid. Ja siis ka nagu kohalike ettevõtete toetamine, et ühest küljest on arusaadav, et soovitakse toetada siis kohalike ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust. Aga see võib ka nagu teinekord lühiplaanis olla ja siis see ei pruugi võrduda nagu tihti sellise kestlikkusega ühiskonna jaoks pikemas plaanis. Et kui Eesti on oma näiteks selliseid poliitikasoovitusi või oma positsioone kujundanud erinevate Euroopa direktiivide suhtes, siis pigem on ikkagi, ma olen olnud mitmete protsesside juures, näiteks lähetatud töötajate direktiiv, nüüd see platvormitöö direktiiv, kus Eesti positsioon on olnud ikkagi see, et võimalikult madalad ühised standardid, nii madalad kui võimalik, et nagu konkurentsi ei mõjutaks. Et minu arust see ei ole nagu meile pikas plaanis kuidagi nagu väga kasulik globaalne konkurents ja siis kui lükata nagu miinimumid hästi alla, et siis paljud satuvadki vaesusesse, ebakindlusesse ja kõik need probleemid. Ja lihtsalt pean siin nagu taustale ütlema ka, et mis mulle tundub loogiline, et kui meil on globaalne majandussüsteem, siis nagu Tiina rääkis, eks ole, et rahvusvaheline õigus meid kaitseb, sest ta kehtib kõigile, et võiks kehtida kõigile, siis ka üleilmsed sellised sotsiaal- ja tööõigused võiksid olla minu selline utoopiline tulevikuvisioon. Globaalsed ametiühingud siis suurte korporatsioonide tasakaalustamiseks, neid juba ka on mõningaid. Ja siis alternatiiv on, et nagu Eesti valib selle tee, et pigem toetada nagu sellist sotsiaalstandardite nagu õõnestamistega, siis ma küsiks, et kellele see tee nagu pigem kasulik oleks. Aitäh. Nii, suur aitäh Kairitele. Kairit sedasi siin lõpus ütles, et kes tahab vastu vaielda. Ma uurin, kas tahab keegi Kairiti üldistustele vastu vaielda. Juhan Kivirähk. Et ma saan aru, et samastate siis hiliskapitalismi neoliberalismiga. Aga ma tahtsin küsida, et mis siis tuleb pärast seda me tegelikult elame juba selles hiliskapitalismi järgses kapitalismis, hiliskapitalismis. Sest neoliberalismist Euroopa Liidu direktiivide tingimustes on väga vähe järele jäänud, et riigi sekkumine on ju väga totaalne. Et kas meil on neoliberalism endiselt või? Ma ütleks, et jaa. Euroopa kontekstis on erandeid loomulikult ja Euroopa kindlasti on üritanud seda alati sotsiaalsemaks tuunida neoliberalistlikke poliitikaid, kui UK võib-olla on erand, eks ole. Aga ma arvan, et maailma mastaabis on ta ikkagi üsna neoliberaalne veel. Aga ma arvan, et ma ei ole nagu suur teoreetik selles vallas, et ma vajaksin natukene rohkem läbimõtlemist, et mis meil nagu praegu võiks olla ja kuhu me teel oleme. Et ma arvan, et meil see ei ole täiesti selge.
selles suhtes selge, et mina ei tea ja ma ei tea, aga selles suhtes selge ka, et valikuvõimalusi ikkagi on nagu erinevaid. Et sõltub sellest, ma ei tea, sõltub, mida sotsiaalsed liikumised suudavad saavutada, sõltub igasugustest riikide valikutest, noh ma ei tea, kas või kes on USA-s võimul ja kes on mujal võimul, milliseid koalitsioone tehakse. See sõltub nii paljudest teguritest, et jällegi see küsimärgid, noh ma olen ka see küsimärgi inimene, et ja ma ei saa anda nagu selliseid vastuseid nii tugevalt. Ja Eesti kontekstis jah, mingid valdkonnad meil ei ole väga neoliberaalsed, absoluutselt ma olen nõus, aga tööturg ikkagi nagu ikkagi küllaltki on võib-olla välja arvatud siin, ma ei tea, lastehoiupoliitikat või mitte lastehoiu, vaid selle vanemahüvitise poliitikad ja sellised asjad, mis on väga, väga sotsiaalsed. Et just näitena tuua see, et esmaspäeval on 3. lugemisel töölepingu seaduse muudatused, millega tahetakse seadustada hästi. Ühesõnaga jällegi nagu väga võimalus ebakindlamaid töölepinguid sõlmida, mis on jällegi nagu neoliberaalne dimensioon minu hinnangul. Aga need ettepanekud, mida te teete, need ju tegelikult on neoliberalismi vastu, et mis siis on? Mida ma tahaksin, et muutuks? Ma tahaksingi, et ühiskonnad oleksid ökoloogilised ja sotsiaalselt jätkusuutlikud, et asjad ei läheks vähemki hullemaks, võib-olla võiksid isegi paremaks minna. Et mis? Et toimiks riiklik reguleerimine. No ma arvan, et see peaks olema üks osa sellest jah, et muu reguleerimine võib ka olla, et me saame ju kollektiivselt ka püüda mingeid asju teha, aga selles suhtes, et jah, et me ei tohiks elada ju tuleviku arvelt ja me teame, et mingid süsteemid hakkavad kokku kukkuma, kui me samal liinil jätkame, et näiteks ringmajanduski või mis iganes, et ja kui ebavõrdsus kasvab, jätkab kasvamist ja kõik need probleemid, et siis ka sotsiaalsed pinged muutuvad ikkagi järjest nagu tugevamaks, et ma selliseid asju nagu pigem ei sooviks toetada ja loodan, et ei toeta. Aga suur aitäh sulle, Kairi. Meil praegu kohe me ei saagi rohkem või oli üks küsimus veel? Jah, võtame 2 küsimust siis veel. Triin Lauri, riigiteadlane. Ma esmalt olen hästi õnnelik, et sa väidad, et sind huvitab poliitökonoom. Mulle tundub, et Eestis nii harva meil üldse poliitökonoomina või ütleme poliitökonoomikast räägitakse, et selles mõttes nagu üli tervitatav. Aga ma tahtsin lihtsalt küsida ühe selle projekti kohta, mis teil oli see platvormi töö osas, et kas seal oli ainult Eesti või teil oli mitmed riigid? Ei, see oli Horisondi projekt, seal oli võrdlus. Et ma mõtlen lihtsalt, ja ma saan aru, et see küsimus on naiivne, aga ikkagi, et vaata meie ju sotsioloogide ja riigiteadlastena me ju eeldame ikkagi, et väga paljud asjad on nagu ka institutsionaliseeritud. Ma mõtlen, kas on ka võimalik, et Bolt ja Volt on ka mõnes riigis nagu kuidas ma ütlen, kodustatud või et on olemas ka nagu inimnäolisem Bolt ja Volt mõnes riigis, et kas selle kohta midagi huvitavat. Ja võib-olla üks väike märkus ka, Eesti tööturg, võib-olla peame neoliberaalsuse ära defineerima, et seal on meil ka väga palju, eks ju, Bismarcki ja nii, aga see selleks. Jah. Tõsi, sellel teemal võib ju nagu, ongi nagu üks asi on mingi selline üldisem raamistik ja teine asi on seal sees toimub ka erinevaid asju, aga selle võrdluse koha pealt me kirjutasime ühe artikli, kus me võrdlesime Tallinnat ja Berliini ja Berliin on sellise tugeva nagu vasakpoolse subkultuuriga ja seal olid nagu hästi vaenulikud Uberi ja nende platvormide vastu ja seal reguleeriti seda tunduvalt tugevamalt. Aga Uber suutis ikkagi nagu leida sellised süsteemid, et need juhid on seal ikkagi nagu väga prekaarses olukorras, et ta mitte selle asemel, et hakkaks neid ise palkama, siis ta outsource'is selle palkamise mingisugune vaheettevõttele, kes siis üritab neid võimalikult kehvade tingimustega palgata ja Uber on see mingi nagu järgmine juku ja siis need juhid, neil on nagu mingi, ma ei tea, nii palju nüüd bosse ja kes neid kamandavad, et institutsioonid mängivad rolli. Eestis on selline nagu, et tulge siia ja tehke, mis te tahate. Selline suhtumine oli, paljudes teistes riikides oli absoluutselt väga teistsugune suhtumine ja tehtigi teisi asju. Mul on ka üks kiire küsimus, et suur aitäh selle eest ja mind väga huvitas see platvormitöö osa just. Ja te tõite välja seal selle, et siis need juhid tunnetavad ka sellist algoritmi põhjast diskrimineerimist.
või selliseid valikuid. Et ma tean, et nii Itaalias kui Prantsusmaal on tegelikult olnud ka sellised kohtukaasused, kus on ikkagi ära tõestatud tõepoolest see, et see algoritmipõhine diskrimineerimine on toimunud teatud gruppide suhtes siis, kes on platvormi tööl. Et kuidas teie hinnangul, kas Eestis on piisav ekspertiis olemas näiteks ka kuskil akadeemias või kes suudaks selliseid asju nagu tehniliselt analüüsida? Et see vajaks jah mingeid digitaalseid teadmisi ja juriidilisi ja sotsiaalseid. Väga keeruline hinnata, ma ei oska öelda, et ja ma ei tea ka, et meil oleks neid juhtumeid olnud. Ma arvan, et kindlasti on neid juhtumeid olnud, aga me lihtsalt ei suudagi neid praegu analüüsida, et selles mõttes oleks... Ei, ma mõtlen, et kas neid on Tööinspektsiooni või kuskile kohtusse ei jõudnud, et ma ei tea, kas... Seda ei ole. Idee sotsioloogia õppekava arenduseks on et algoritmid on järgmistes sotsioloogia. Nii, aga suur aitäh küsimuste eest ja aitäh ettekande Skyritile. Teeme aplausi. Me nüüd jätkame nende küsimustega. Järgmisena tuleb siia meie noorem lektor Pille Ubakivi-Hadashi, kes on meie enda bakalaureusekraadi vilistlane, siis käis Soomes magistrit tegemas ja praegu doktorantuuris. Ja küsimuseks on siis võrdõiguslikkus kui sotsiaalse jätkusuutlikkuse alus. Tervist jah. Natuke vabandan ette, ma olen natuke nohune siin ja köhane. Kui vahepeal nuuskan, siis ärge pange pahaks. Aga jah, ma loodan, et minu ettekandega võivad need teemad ja need küsimused siin jätkuda. Et me saame edasi küsida ja arutleda tegelikult selle üle, et ma samuti ootan väga kriitilisi küsimusi, kui kellelgi on. Aga millele mina keskendun siis alguses lähme tagasi jälle natuke sinna abstraktsema poole peale, et mitte kohe selle juhtumiuuringu juurde, mida ma hakkan käsitlema soolise palgalõhe teemast, räägin natukene. Aga siis üritan kuidagi omavahel suhestada sellised terminid nagu jätkusuutlikkus, võrdõiguslikkus ja solidaarsus, mida tegelikult siin pealkirjas mainitud ei ole, aga lihtsalt etteruttavalt. Ja kui ma alustasin selle ettekande tegemist, siis see küsimärk siin oli ka minu jaoks. Ja nüüd ma võin juba etteruttavalt taas kord öelda, et seda küsijärgi enam minu jaoks ei ole, aga ma otsustasin selle siiski jätta siia, et vaadata, kuhu teie välja jõuate, et kas see jääb teie jaoks lõpus sinna või enam mitte. Nüüd, mis asi on jätkusuutlikkus? Ma arvan, et Kairi tegelikult juba väga ilusti defineeris selle termini ära. Aga kuna mina keskendun rohkem sellele sotsiaalsele dimensioonile, siis ma defineeriksin selle uuesti natuke sellises vabas pooleldi oma sõnastuses, aga tuginedes siis loomulikult ka allikatele. Et jätkusuutlikkus võiks olla siis võimalus elada hästi kogu elukaare jooksul, tehes seda siis nii, et teiste hea elu võimalused ei vähene seejuures. Ei praegu ega ka tulevikus. See võiks olla selline kokkuvõtte definitsioon. Ja mis sellega peaks siis kaasnema erinevate allikate järgi? Kindlasti sotsiaalne sidusus ja solidaarsus, ehk siis sellest ka räägime pikemalt, mis see solidaarsus siin on. Meil peab olema mingi teatud baastase, eks ole, võrdsust ja samuti ka õiglust ja turvalisust. Me kõik tahame elada turvaliselt läbi kogu elu, sünnist surmani. Nüüd see hea elu kontseptsioon võib tunduda äärmiselt selline naiivne, et mis asi see siis on, aga tegelikult see on väga tugevalt teaduses kajastust leidnud, otseselt seotud ka sellega, millest eelmine ettekanne pisut rääkis, decent work, eks ole, mis on selline väärikas töö. Samamoodi saab küsida, mis asi on hea elu. Ja Hickel ja Sullivan on siis selle defineerinud kui needs-based good life. Mida see tähendab? See tähendab tegelikult ikkagi inimvajaduste rahuldamist kõrgel tasemel. See ei tähenda kuskile utreeritult öeldes koopasse tagasiminekut, nagu mõni kriitik võib siin kohe öelda. Siis teiseks see tähendab seda, et meil on vaja laialdast ligipääsu mingitele universaalsetele teenustele, mis on meile kõigile selleks hea elu toimimiseks hädavajalikud, nagu tervishoid, mis on siin löögi alla sattunud viimasel ajal. Samamoodi haridussüsteem, kõik need erinevad institutsioonid, mis tegelikult tagavad siis meile need universaalse ligipääsu nendele võtmeteenustele, et nende tugevus on siis selle hea elu väga selgeks aluseks. Ja seda kõike me peame tegema ja tegelikult ka saame teha ilma selleta, et me ületaksime siis neid planeedi ökoloogilisi piire.
Nüüd, kuidas need hea elu ja sotsiaalne jätkusuutlikkus käsikäes siis täpselt toimivad, ma arvan, et see on mingis mõttes ka talupoja mõistusele tuginedes üsna ilmne, aga samas siiski peab minema detailidesse. Et kui see hea elu, siis seotud otseselt ju, eks ole, materiaalse turvalisusega, see, et meil on kõigil mingisugune töö, mingi sissetulek, mis on siis võimalikult väärikas. Meil on tunnustus, meil on osalus selles ühiskonnas, kus me oleme, meie hääl on kuuldavale toodud ja seda võetakse arvesse, mis ei ole sugugi taaskord selline banaalne asi justkui, aga see ei ole iseenesestmõistetav. Kohati ühiskonnas päris kadumas teatud teemade puhul. Ja siis võibki öelda, et see sotsiaalne jätkusuutlikkus tegelikult võrdub, ma siin panin sellise valemi, sellega, et need hea elu aspektid ei ole mingisuguse mõne üksiku grupi privileeg, vaid need on tegelikult struktuurselt kättesaadavad, reaalselt kättesaadavad siis kõikidele kogu nende elu jooksul, eks ole, sünnist surmani. Ja siit otseselt järeldubki siis see, et kui võrdõiguslikkus ei ole tagatud, jääb tegelikult see hea elu väga paljudele kättesaamatuks. Nüüd veel, mida tahaks aga rõhutada, tuginedes selle viimatisele teadustööle, siis see jätkusuutlikkus peab olema selline pidev jagatud projekt. Et eelmises ettekandes ka kuulsime väga paljudest nendest probleemidest, mis tekivad siis, kui tegelikult see jätkusuutlikkus on mingi linnukese kirja saamise koht. See, et meil on lihtsalt mingi CO2 tase vaja saada mingisse kohta, räägime eraldi mingist rohepöördest, millele linnuke taha panna. Et tegelikult see on reaalselt peab toimima see ühiskondlikult jagatud projektina ja me kõik tunneme, et me oleme sellest osa. Me peame siinjuures küsima, et selle projekti käigus siis, kelle hea elu on kaitstud, kelle oma mitte. Kelle vahel siis neid riske, mis sellega hea elu ja kõige muga kaasavad ja ressursse üleüldse, mis selle hea elu meile peaksid andma, siis jagatakse, kes jäävad sellest ringist välja. Ja kelle häält me kuuleme tegelikult nendes otsustes, mida tehakse ja kelle häält mitte, kes on hoopis vaigistatud, keda lihtsalt ei võeta kuulda. Ja solidaarsus, see tuleb ka ära defineerida, mis asi see siis on selles raamistikus. Et tegelikult see on valmisolek näha nagu teiste inimeste gruppide vajadusi legitiimsena. See ei ole mingisugune eraprobleem. See pole kellegi mõne indiviidi mure. Ja meil on siis vaja seda arusaamist, et me jagame neid ressursse ja riske siis üle erinevate sotsiaalsete gruppide ja põlvkondade, et need ei jääks siis mingi ühe grupi või põlvkonna kanda. Ja tegelikult ka see on väga oluline, millest ma kohe ka räägin pisut pikemalt, et tegelikult see solidaarsus siis ei ole mingisugune utoopiline konfliktide puudumine, seda absoluutselt ei saagi ellu rakendada siis, kui me usume, et see peab olema mingisugune üksmeel ja harmoonia täielik, vaid tegelikult meil peab olema valmidus nagu need konfliktidega tegeleda, mis esile kerkivad. Meil peab olema valmidus võimaldada neil esile kerkida ja siis põhimõtteliselt elada koos nende püsivate huvi erinevuste tingimustes, mis me pidevalt ümbritsevad. Nüüd siin läbi elukaare võrdõiguslikkus on hästi oluline alati olnud siin meie sotsioloogide jaoks, et just see, et kui sinna elukaare algusesse või keskele kuhjuvad juba mingisugused olulised ebavõrdsused ja need on väga normaliseeritud selles mõttes, et need isegi seata kahtluse alla. Seda, et need riskid ja ressursid on siis väga ebavõrdselt jaotunud, see on normaliseeritud. Siis hilisemas elufaasis on tegelikult väga keeruline sellega tegeleda. Võimatu on tekitada seda jätkusuutlikkust kuidagi sinna pookida külge. Ja mis see tähendab reaalsuses, me tegelikult tegeleme sellesama nende jätkusuutlikkuse probleemidega, mis tulenevad juba mineviku otsustest pidevalt. Et see on loomulikult keeruline probleem, mida lahendada. Ja väga lihtne näide, mida siin saab tuua kohe selle soolise võrdõiguslikkuse ja soolise palgalõhe vähendamise kontekstis, millel ma peatuksin, on siis kas või see, et kui meie tänased, eks ole, palgad on kunagised pensionid ja mida see siis elukaare lõpus tähendab osade inimeste jaoks ja missugune ebavõrdsus ja millised probleemid sellega siis kaasnevad hiljem. Et see on üks väga hea näide selle kohta, kuidas see on oluline teema.
Nüüd mina keskendungi siin tuues näite siis sellest projektist sooline palgalõhe vähendamine. Ma ise osalesin selles projektis, meil väga paljud kolleegid ja sotsioloogid siis osalesid seal ja ma täna paneksin fookuse siis konkreetselt sellele kvalitatiivse uuringu osale. Kadri Aaviku eestvedamisel siis kirjutasime artikli, milles uurisime, mida tegelikult soolise palgalõhe all silmas peetakse, kui sellest räägitakse, kas seda raamistatakse kui probleemi või mitte, missuguse probleemina seda raamistatakse, kui raamistatakse probleemina. Et kindlasti selle suure laiema projekti raamides oli väga oluline ka see, et kui suur see palgalõhe on ja seda mõõta ja uurida selle külje pealt, aga meie siis vaatasime seda, et jah, et mis on see probleemi sõnastus ja mis lahendus see tegelikult eeldab, kui me selle probleemi niimoodi sõnastame. Neid siin näiteid ma kohe seletan lahti juba järgmisel slaidil paremini, aga see, kuidas me selle probleemi raamistame, ma seoksin selles praeguses ettekandes niimoodi, määrab ära ka väga tugevalt selle, kes üldse saab kellega solidaarsust tunda. Sealt tuleb omakorda see seos sellega, et kelle probleem see on, eks ole, kelle vahel on siis need ressursid ja riskid jagatud ühiskonnas, kas võrdselt või mitte ja kuivõrd siis on legitimiseeritud kellegi mured või siis ei ole legitimiseeritud. Ehk siis millised diskursused palgalõhest domineerivad? Me tegime 63 intervjuud erinevate tööandjate, töötajate ja riigiametnikega ja leidsime siis 5 diskursust. Mis asi see palgalõhe siis on meie intervjueeritavate arvates? Päris mitmed arvasid, et see on täiesti teadlik diskrimineerimine. Et siis kuskil on mingisugused ütleme halvad tööandjad, kes tahavad diskrimineerida ja kes tahavad soolist palgalõhet siis tekitada nii-öelda. Ja siis on teised nii-öelda jutumärkides ja utreeritud töödes head tööandjad, kes seda ei tee. Nüüd me teame, et palgalõhe kui selline just tekibki paljuski tänu sellele, et see on teadvustamata probleem, mitte selles, et keegi teadlikult soovib seda tähtsustada või tekitada. Ehk siis, et siin saab kohe eelnevatest uuringutest juba palju näiteid selle kohta tuua, aga ma jään hetkel selle juurde siin, selle selgituse juurde. Ja teine diskursus siis, et meil võib olla nii-öelda selline olukord tihtipeale nende intervjueeritavate jaoks, et meil on põhimõtteliselt võimatu seda palgalõhet lausa mõõta, see läheb natuke ka 3. diskursusega kokku, sellepärast, et meil ei ole ju ometigi mitte ühtegi sellist tööd, mis oleks nagu absoluutselt võrreldav siis mõne teise tööga. Meil ei ole ühtegi töötajad, kes oleks võrreldav teise töötajaga, meil on unikaalsed tööd ja töötajad. Iga absoluutne töö ja töötaja on siis nii erinev, et meil on lihtsalt võimatu neid omavahel võrrelda. Ja sellest ka natuke kohe varsti pikemalt. 4. on siis selline diskursus, et palgalõhe eksisteerib, kuna naised lihtsalt ei oska palka juurde küsida. Ja 5. et meil on mingisugused siis turujõud, mis tegelikult selle palgalõhe vähendamise teevad suhteliselt võimatuks või selle tegelemise suhteliselt võimatuks või väga raskeks. Ehk siis, et kohe nagu esimesed tähelepanekud, mis ma usun, et te võite ka teha, et see fookus on nagu nihutatud siis taaskord indiviidile. Indiviid on see, kes vastutab. Meil on mingisugused unikaalsed, eks ole, inimesed omavahel võrreldamatud. Väga lihtne on tegelikult seda palgalõhe olemasolu isegi õigustada läbi nende diskursuste. Ja see fookus siis nihkub väga teravalt ka ära nendelt soosuhetelt, mis tegelikult läbi kumavad aga kõvasti mingisugustele konkreetse indiviidi siis individuaalsetele omadustele. Ja sellega kaasneb ka see paratamatult, et see tööandjate riigi osa siis selle probleemiga tegelemisel, selle mõistmisel, see nagu see vastutus hajub.
ja nüüd otsesemalt veel kord täpsemalt, et kuidas need diskursused siis tegelikult seda solidaarsust ikkagist takistavad. Et kui me ikkagist arvame, et meil on siis need nii-öelda rumalad tööandjad ja vastandina siis need head ja targad tööandjad, et kes siis ütleks enda kohta, et ta on see rumal, et kui ta juba räägib, eks ole, sellest palgalõhest, et siis ta ju teab, mis see on, järelikult tema ettevõttes seda ei eksisteeri. Mis tegelikult ei ole ju see mehhanism, et kuidas päriselt see palgalõhe siis tekib. Et see võimaldab väga lihtsalt öelda, et meil seda ei ole, meil seda probleemi ei ole, sest me teame, et see on olemas ja sellepärast see juba automaatselt tähendab ka seda, et seda probleemi ei eksisteeri. Ja seda struktuurset osa seal siis üldse ei nähta, et taaskord seotus indiviidiga ainult. Sest teine ja kolmas diskursus kokkuvõttes, et kui meil on just need unikaalsete tööde ja unikaalsete töötajate diskursus, et siis meil võib tegelikult tekkida väga lihtsalt see olukord ja tekkiski, kus me ei näe nende erinevate tööde ühisosa. Me oleme pimedad selles osas, et millegipärast on teatud sektorid, kuhu on siis koondunud naised, kus tegelikult töötavatel inimestel on sellised tööülesanded, mis on võrreldavad mõne teise sektori tööülesannetega, ehk siis tegelikult see vastutuskoorem, need ülesannete iseloom on vägagi hästi võrreldavad, aga me oleme silmaklappidega selles osas, me ütleme, et ei, need on ikkagi erinevad tööd, need on täiesti unikaalsed, me ei saa neid võrrelda. Ja siis kaobki võimalus tegelikult ära näha seda kitsaskohta, et kus see sooline palgalõhe tegelikult tekib väga kergesti, et me sulgeme oma silmad selles osas, et me teinekord lihtsalt ei väärtusta, olgem ausad, teatud töid niivõrd palju, kui me seda võiksime teha. Ja see neljas diskursus naised ja küsim, ma arvan, et see on väga kergesti ka mõistetav, et kuidas see solidaarsus takistab, et kui see on indiviidi vastutus, taaskord selle ühe naise mingisugune vastutus siis seal tööturul võidelda ja kui palju me eks ole teame, et see küsida võib, aga see ei tähenda siis, et antakse, et siis see pigem siis toetab jah sellist mingisugust naiste enese süüdistamist, mitte ka kindlasti solidaarsust. Ja viimaseks see, et turg ei luba, et kui meil on väga selge visioon sellest, et kuidas see majandussüsteem siis meil peaks toimima, et majandus on siis meie turuloogikat andev siis see loodusseadus, mille vastu ei saa, siis kui me hakkame sellega üldse võitlema või kuidagi seda suunama, siis see on tegelikult irratsionaalne ja solidaarsus seal loomulikult ka ei teki, et me ei saagi siis mingisugust kõrgemat huvi kui indiviidi huvi siin oodata. Nüüd, kust tuleb sisse see konflikti koht, mida ma olen mitmed kordi rõhutanud ja miks ma arvan, et see on nii oluline. Ma tegelikult tuginen siin ka ühele uurijale Dufordile, kelle tees siis ütleb meile, et see solidaarsus ei ole tõesti mingisugune pime üksmeel ja harmoonia, et me ei pea kartma mingisugust konflikti ja vaidlust. Kuniks need tuleb rõhutada avalikud, kaasavad ja reeglitega raamitud, siis need vaidlused ja konfliktid. Siis tegelikult see on ka meie demokraatliku süsteemi alus. Nii me saame tegelikult pidevalt seda solidaarsust puhverdada nende solidaarsuspraktikatega. Et me peame pidevalt legitimiseerima teiste õigusi heale elule ja selleks need vaidlusi tuleb pidada. Mitte siis kuidagi minna paanikasse sellest, et me justkui nüüd vastandame mehi ja naisi tegema, mida me ei tee. Solidaarsus on absoluutselt võimalik siis just läbi selle, kui me mõistame, missugune osa ühiskonnast on mingis mõttes mingil hetkel teatud tingimustel nõrgemas positsioonis. Ja kui me selle konflikti koha esile tõstame, siis see võimaldabki tunda solidaarsust meil nendega, kes siis on selle nõrgemal positsioonil mingis kontekstis. Mitte see ei tähenda, et me tekitame mingisuguse arutu konflikti. Et see teebki siis, see konflikt teeb tegelikult need ebaõiglused ja raskused nähtavaks meile ühiskonnas, aitab need sõnastada. See annab võimaluse tunda solidaarsust üksteisega, et kellelgi on raske, ma saan aru, parandame ära selle vea. Meil peab olema sellega kaasneb ka paratamatult see, et me justkui võtame endale selle valmisoleku ja tunnistame, meil on neid riske ja koormaid vaja jagada.
ja nii see demokraatlik eluviis võiks ka tugevneda. Ja need põhimõtteliselt natuke kordab seda, mida ma olen öelnud, aga siis lihtsalt, kuidas see jätkusuutlikkusega otseselt seotud on, siis selline poliitiline ülesehitus, kus need konfliktikanalid on lahti ja vaidlus käib ja see just need loovad vaidlused, eks ole, siis tegelikult see aitab hoida meil nii seda võrdsust, sidusust kui ka turvatunnet, mis on sisuliselt ju seesama sotsiaalne jätkusuutlikkus. Nii, ja ma tean, et mul ei ole natuke üle aja läinud, aga siis võrdõiguslikkus on siis tõepoolest minu arvates jätkusuutlikkuse eeldus. Võib-olla kellelgi on siin veel küsimärk, siis võib sellel teemal arutleda, aga see on absoluutselt selline vajalik nagu struktuurne eeltingimus, et meil kõigil võiks olla hea elu üle kogu elukaare. Nii me saame siis läbi selle tuua esile mingisugused konfliktikohad, kui me räägime võrdõiguslikkusest. Suudame läbi selle konflikti leida solidaarsuskohad üles. Ja see palgalõhe uurimus tegelikult meile näitabki siis, et meil küsimus ei ole ainult nendes numbrites, vaid selles, kuidas me selle konflikti, selle probleemi, mingisuguse murekoha raamistame. Kas me lubame sellele esile kerkida või me ei luba, kas me siis tegeleme sellega või ei tegele. Et just läbi solidaarsusega saab see jätkusuutlikkus siis tekkida. Suur aitäh Pillele. Nii, Pille nii kenasti kõne alguses ütles, et kui ta hakkas seda ettekannet ette valmistama, oli see küsimärk seal lõpus ja pärast enam ei ole. Ja et kui kellelgi on endiselt nüüd veel see küsimärk seal taga, et siis saab seda nüüd küsida. Väga tore. Kus kogu aeg jorisetakse, eks ole, aga et see on väga ilus ideaalse ühiskonna mudel. Mina olen uurinud 40 aastat avalikku arvamust, seda, mis ühiskonnas tegelikult toimub. Kuidas see mudel ja tegelik elu siis nüüd kokku peaks minema? Eks me ka ikka tegelikku elu uurisime, tegime seda palgalõhe uuringut, et kuidas siis muidu. Aga võt teaduses on meil ju sellised asjad nagu ideaaltüübid ja meil on alati mingisugune ideaaltüüp, millega me opereerime, eks ole, mingisugused sellised utoopilised või düstoopilised arusaamad sellest, kuidas sellest peaksid või võiksid või saaksid siis paremini toimida. Ja et see, ma arvan, see on ammendav vastus minu arvates, et loomulikult mitte ükski süsteem, et kas see väide siis tähendab seda, et näiteks demokraatia kui selline, me räägime kogu aeg sellest, et võib-olla ta ei toimi mingites aspektides nii hästi kui võiks, kas siis tähendab, et demokraatia pole olemas või me ei peaks seda uurima või me ei peaks sellest rääkima, et ma arvan, et see ei ole nagu, see ei ole see koht, et kus selles kahelda, et see võiks. No ma usun, et see sama soolise palgalõhe uuring annab meile mingisugused näpunäited selles osas, selles küsimuses nagu kätte. Et kindlasti me ei saa nagu nende diskursustega, mis siin olid, siis edasi toimetada. Et selles mõttes see on eesmärk nagu need esile tuua, näidata, mis probleemid nendega seoses siis kaasnevad, see oli minu eesmärk. Kuidas need siis seda solidaarsuse tekkimist takistavad ja ma väga loodan, et kui ma ei tea, teie lähete siit ruumist välja täna, siis te ei mõtle niimoodi nii lihtsustatud, et probleem on selles, et naised ei küsi lihtsalt piisavalt palka, et sellepärast on meil palgalõhe. Et eks see niimoodi käibki, eks me kõik vaikselt. Siin ruumis ei mõtle keegi niimoodi, aga seal väljaspool seda maja mõeldakse küll. Ja, no siis äkki levib meie salvestus kuskil väljaspool maja. Ja, ei tea. Suur aitäh. Kuna mul paistab prožektor näkku, siis ma väga ei näe, kas on veel küsimusi. Triin Lauri. Ja nüüd tekkisid esiküsijad siin, vabandust, mis sa teed, teemad on nii huvitavad. Ma arvan ka, et me ei vaidlusta seda, et võrdõiguslikkus on solidaarsuse eeltingimus. Aga võib-olla mille üle me läheme vaidlema on see, et milline on võrdõiguslik
tingimus või mis on võrdõiguslikkuse tingimus, ehk siis ma arvan selle üle on ju, et kuidas seda defineerida, millal, et see on just, et see liikumine ideaali poole, et see on pigem nagu mingi, eks ju, teekond või protsess, et ei ole, et ma arvan, et see on see keeruline koht ja noh, üks teine ideaalmudel siis poliitikateadusest, et mulle tundub, et poliitika, just see avaliku arvamuse ja poliitikateaduste üks mudel ütleb ju midagi sellist, et need teemad, mille üle me ühiskonnas arutame, et noh, nende üle me küll mõnes mõttes noh, see tõenäosus, et me lähme rohkem kaklema nende üle on suur, ehk siis nad võivad ka polariseerida, aga teisalt me saame ikkagi ka nende üle nagu teadlikumaks kõik, eks. Et noh, mõnes mõttes, selles mõttes on minu arvates ka hästi oluline, et see võrdõiguslikkuse teema on üleval, sest vastasel juhul on see selline noh, laiba alla pühitud ja need otsused tehakse ju ikkagi ja reeglina nad siis on noh, meie mitte ilmtingimata kooskõlas sellega, mida me tahame, et mulle tundub see noisy politics on siin hästi oluline, et isegi kui me riskime sellega, et polarisatsioon läheb suuremaks ühiskonnas, kui me nendel teemadel räägime, siis vähemasti on see arutamist väärt igal juhul, et äkki saavad asjad ka selgemaks ja me saame ka teadlikumaks neist asjadest. Aitäh. Absoluutselt. Tahtsin lihtsalt sama järjekorda. Ja viimane küsimus. Ja ei, tegelikult see ei ole võib-olla jah, hästi lühikene küsimus, selline selgitav lihtsalt, et ma saan aru siis, et võrdõiguslikkust läbivalt te defineerisite läbi soolise võrdõiguslikkuse, et mitte, et alguses seal oli toodud välja, et võrdõiguslikkus ilma selle nii-öelda soo aspektita hiljem, kui te palgalõhestad, siis see on selge, et see on soolise võrdõiguslikkuse seotud, aga. See näide oli lihtsalt jah, soolise võrdõiguslikkuse seotud, aga see ei tähenda, et see terve, noh, see algusosa ja see, ma mõtlen, teoreetiline raamistik, et kirjandus ei keskendu ainult soolisele võrdõiguslikkusele. Et jah. Nii, aga suur aitäh Pillele. Me jätkame küsimärkidega. Küsimärgi küsimus järgmisena tuleb siia ette meie noorem teadur Monika Larini, kes liitus meie sotsioloogide seltskonnaga aasta tagasi, 1,5 aasta tagasi, eelmisel sügisel. Ja Monika küsib, kuidas hoida loovust loometöö jätkusuutlikkusest Eestis. Palun. Aitäh ja tere! Minul on siis jah selline suurepärane võimalus, et ma saan heita ühe kiire pilgu sellele, kuidas üks terve suur töövaldkond Eestis ennast tunneb. Ehk siis kuidas tunneb ennast professionaalne looja Eestis. Ja kõik see, millel see 20 minutit põhineb minu poolt 23. aastal läbi viidud laiapõhjalisel kultuurivaldkonna küsitlusel, kus siis uuriti erinevaid aspekte inimeste käest, et kõigepealt seda, milline on inimeste tööalane hõivatus valdkonnas, milline on selle valdkonna siis selline nagu loominguline töökeskkond, millised on selle töökeskkonna psühholoogilised ja emotsionaalsed allhoovused. Ja ka siis loomulikult kõike seda, mis tänase päeva kontekstis puudutab otseselt jätkusuutlikkust, ehk siis seda, et millised on need võimalused ennast loomingulisena hoida ja siis teistpidi, et millised on need aspektid, mis panevad inimesi tööst loobuma või ka siis takistavad selle töö tegemist. Kiire pilk sellele, kes olid vastajad. Ehk siis kokku sain 539 vastust ja kui vaadata tööstaažist lähtuvalt, et siis pilt näitab, et see jaotus tegelikult suhteliselt võrdselt ja mis on siin oluline öelda seda, et ta jaotus nii, nagu see isikkoosseis seal väljal ka tegelikult on. Et neid vastuseid on rohkem, keda ongi rohkem. Ja et kui me siin näiteks ühiskonnas räägime sellest, et meil on väga palju pika staažiga õpetajaid, siis kultuurivaldkonnas 40-aastase staažiga inimesi on võrdlemisi vähe ja sellel on erinevaid põhjusi, et on näiteks selliseid valdkondi, kus töö füüsiline iseloom tõepoolest ei võimaldagi nii pikka staaži. Ja üks väike ääremärkus, mis tuli välja näiteks kujutavast kunstist ja mis ka otseselt tegelikult on jätkusuutlikkusega seotud, on inimesi, kes on küll vanemaealised, aga nendes tööstaaž selles valdkonnas oma õpitud erialal ei ole nii pikk, sellepärast et
kujutav kunstnik on oldud noorena, siis nendel hetkedel, kui on vaja oma perekonna eest seista ja seda toita, on tehtud mingit muud tööd ja vanemas eas on siis tegelikult kunsti juurde tagasi pöördutud, aga see staaž ei ole nii pikk. Kui vaadata hõivatuse aspektist vastajate peale, siis oluline asi siinkohal välja tuua on see, et ligi pooled valdkonna töötajatest on vabakutselised, mis tekitab ka valdkonnasiseselt pingeid ja mis tekitab valdkonnasiseselt ka nagu erinevate kunstivaldkondade vahelisi pingeid, et näiteks kui me räägime etenduskunstidest või kitsamalt teatrivaldkonnast, siis see on valdkond, kus on olemas suured ka riiklikud institutsioonid, kes pakuvad inimestele palgatööd, aga siis näiteks kujutav kunst on valdkond, kus nagu igapäevast palgatööd oma erialal, kitsamal erialal leida ei olegi üldse võimalik. Ja veel üks kiire pilk ka siis nendele ametitele, kes vastajate seas esindatud olid ja siin siis võib-olla kommentaariks see, et kirjutaja all on mõeldud nii kirjanikku kui siis siin samas koolis õppivaid stsenariste kui ka näiteks dramaturge. Ja kollektiivne visuaalkunstnik on siis stsenograaf, valguskunstnik. Ehk siis, et teha erisus selle vahel, et tegu on kas siis individuaalselt töötava kunstnikuga või mitte. Mida me teada saime? Et kui üritada visandada sellist koondportreed aastal 2023 Eestis tegutsenud loovprofessionaalist, et siis võime öelda, et on selline keskmine looja, kes töötab sellises keskkonnas, mis pakub talle tegelikult väga head loomingulist eneseteostust. Et kui küsida sedapidi, et kas Eesti kultuur on mitmekesine, et jah, väga erineva kunstimaitsega inimesed leiavad võimaluse seda väljendada. Teine oluline aspekt on see, et väga paljud loojad tunnevad seda, et nende kolleegid toetavad neid. Ja siis ise vastu samamoodi ütlevad, et ka me ise tunnustame oma kolleegi nende loomingu eest. Ja üldise tööturu kontekstis tuleb öelda, et loomevaldkond on väga lojaalne ja pühendunud oma erialale. Et selliseid tööalaseid liikumisi muudesse valdkondadesse on oluliselt vähem kui paljudes teistes valdkondades. Aga seda kõike teeb looja hoolimata sellest, et valdkonnas on väga kõrge kurnatuse ja läbipõlemise määr. Paljudele jäävad tööks otseselt vajalikud tugistruktuurid kätte saamata, et siin on jälle see viide sellele, et väga paljud inimesed on vabakutselised. Ja kultuuri vallas töötav inimene tajub enda positsiooni ühiskonnas marginaliseeruvana. Tänase jutupäeva kontekstis kavatseme nüüd edaspidi rääkida 3 olulisemast aspektist, mis sellest uuringust välja tuli. Ehk siis sellest samast tööalasest kurnatusest, mida ma just mainisin, siis looja suhtest oma ühiskondlikku rolli ja põlvkondlikkusest, mis on kahtlemata jätkusuutlikkuse seisukohast üks võtmeküsimusi. Küsimusele, kas olete vaadeldava hooaja jooksul kogenud tööalast kurnatust või läbipõlemist, et vastuse numbrid olid sellised ja siin tuleb toonitada seda, et ei küsitud seda, et kas te olete üldse kunagi, kas te olete viimasel hooajal seda kogenud ehk siis aasta jooksul. Siin on üks ääremärkus, et kuna see küsitlus viidi läbi 2023. aastal ja 2023. aasta kevadel, mõnede valdkondade puhul see tähendas seda, et see oli esimene täis koroonajärgne tööaasta. Ehk et nendes numbrites mingil määral kindlasti peegeldub ühest küljest see, et vahetult ennem ei olnud tööd üldse võimalik teha ja et see konkreetne hooaeg võis olla võib-olla tavapärasest töömahukam. Rääkimata siis ka nii selle lockdowni kui ka siis sellele järgnenud eufooria sellisest nagu emotsionaalsest olukorrast, mis ka näiteks läbipõlemiseni viis oluliselt. Veel üks nüanss. Kui ma võrdlesin
seda 39 ja 70 sellest aspektist, et kui me räägime meditsiinilises mõttes, et 39% läbipõlemist tähendab seda, et see on juba meditsiiniasutuses nii-öelda diagnoositud situatsioon. Et läbipõlemisele tavaliselt eelneb kurnatus, et me võime mõelda siis seda, et tegelikult selles 70-s ka see 39 juba sisaldub. Aga väga sageli ei olnud seda linnukest sinna tehtud, ehk siis et see 70 ei sisalda seda 39, vaid see number on seal kokku kuskil mujal veel. Mis on selle kurnatuse ja läbipõlemise peamised põhjused? Kõigepealt muidugi kõige valdavam põhjus, töökoormus ja tasu ei ole vastavuses. Kultuurivaldkonnas, kus inimeste sissetulekud on Eesti keskmisest madalamad. Väga sageli see tööelu tähendabki seda, et selleks, et üldse saavutada sellist... See on nüüd see koht, kus mina peaksin ütlema, et kuidas mina selle uuringu kontekstis saan aru jätkusuutlikkusest, et kõik see jutt, mida siin on varem räägitud, et saavutatakse hea elu või et jätkusuutlik hea elu, et siin me räägime tegelikult mitte heast elust, vaid hakkama saamisest. Mis on, mulle tundub ikkagi nii-öelda nagu trepiastme jagu madalam koht, mille poole püüeldakse, et see heaolu paljudes kultuurivaldkondades hea eluna ei ole veel kaugeltki mitte defineeritav. Ja teine aspekt on see, et nagu ma tegelikult seda koroona olukorda kirjeldasin, siis vabakutseliste igapäevane tööelu on ka selles mõttes üsna sarnane, et on perioode, kus ei ole üldse tööd, mis on väga stressirohke ja siis tulevad need perioodid, kus on näiteks väga palju tööd, aga see on füüsiliselt väga koormav. Ja siis see selline pidev laveerimine külluse ja puuduse vahel on psühholoogiliselt lõppkokkuvõttes ikkagi väga keeruline tajuda. Väga keeruline on sellega hakkama saada. Siis üks aspekt, mis seda mitte kunagi lõppevat pingutust süvendab, on töö kollektiivne iseloom. Ja seda eeskätt sellest aspektist, et väga paljudel looverialadel ei ole inimesel endal võimalik väga palju otsustada selle üle, et millal on tööd ja millal ei ole. Ja veel üks nüanss, näiteks etenduskunstides tuleb kokku üks vabatrupp, kes otsustab anda siis mingi hulga etendusi ja kui kellegile seal ka tundub, et no ma parema meelega selles kuus teeks 20 etenduse asemel 15, no ei jõua rohkem, siis keegi isegi ei tule selle ideega välja, sellepärast et see on ju ka teiste inimeste töö. Ja kõik see selline pingeolukord enamasti kulgeb avalikkuse valvsa pilgu all. Kogu see tööstress saab lisa sellest, et õhtul tulen koju ja ma näen, mida minu tööst netikommentaator on arvanud. Paljudel juhtudel, ja no siin on ka valdkondadega mõningad erinevused, et võib-olla, ja see on ka tegelikult ainult selline võib-olla, et ehk kirjanikul või kujutaval kunstnikul, kelle vähemalt loomisakt ei ole seotud publiku kohaloluga, saab kuidagi distantseeruda sellest, et et minu raamat ei ole päris mina ja nii edasi, siis suur osa esitavates ametites see kriitika, mis inimesele osaks saab, ei ole mitte seotud ainult tema tööga, vaid väga sageli öeldakse, et sa lihtsalt ise oled kole. Et see kõik nagu kumuleerub selle kurnatuse taustal. Ja loomulikult viimane nüanss siin on ka see, et miks mingitel hetkedel, kui ka võib-olla finantsiliselt võiks tööle ei öelda, siis sulle tuleb nii suurepärane pakkumine, et sa ei saa seda ei ütelda. Et siin ma arvan ka siinses auditooriumis teadlasena töötav inimene ilmselt tajub seda olukorda, et võib-olla mingi projekt, mida ei peaks vastu võtma, aga seda on nii huvitav teha, et ma ei saa ikkagi seda ei öelda ja olen öösel üleval. Et kultuurivaldkonnas on selline nähtus üsna sage. Hoolimata sellest kõigest, mis on siis need aspektid, mis aitavad loovat inimest ennast jätkusuutlikuna hoida. Kui 5 enam levinud vastusele mingit ühisosa leida, siis kõige laiemas mõistes see on ikkagi see, et inimene soovib ennast väljendada, ta soovib erialaselt areneda
ja ta soovib seda kollegiaalset suhtlust, mis talle töö tegemise jooksul osaks saab. Ehk võib mingit pidi öelda, et ükskõik kui halvad on need ümbritsevad olud, see, mis inimest tööl hoiab, on tegelikult väga suures sõltuvuses üksnes temast endast. Ehk siis selline suletud pall, mis põrkab nii kaua, kui ta vähegi jaksab, hoolimata sellest, mis oludes ta seda teeb. Aga neil hetkedel, kui sellest pallist siis väljapoole vaadatakse, selgub selline kurb olukord. Et see ühiskond, kelle jaoks seda kõike justkui tehakse, tegelikult arvab, et see kultuur võib-olla ei olegi nii väärtuslik asi. Kui ma seda slaidi tegin, siis minu käsi kõigepealt kirjutas siia, et ainult 38% vastanutest, siis ma mõtlesin, et natuke korrigeerime seda. Ja ma kujutan ette, et praegu siin ruumis on ka inimesi, kes mõtlevad, et 38% ei ole tegelikult ju vähe. Kultuuri kontekstis see on vähe, sest et me oleme harjunud selle mõttega, et kultuur on armastatud. Ja ma väga ootan seda, kui nüüd esimese küsijana ilmselt Juhan Kivirähk tõuseb püsti ja räägib sellest, et ma arvan, et see oli 10 aastat tagasi, kui sündis see uuring, et kui populaarne on teatrikunst Eestis. Jah. Et ühiskond just nagu arvab, et teater on väga oluline ja samamoodi ka ilmselt paljud teised kunstivaldkonnad. Aga need vastused ei peegelda mingilgi moel seda, mida ühiskond arvab või ei arva, vaid seda, mida inimesed tunnevad, mida neist arvatakse. Ja kuna selle küsitluse raames sai vastata ka avatud küsimustele ja lõpus oli võimalik jagada siis oma kommentaare mingitele põletavamatele aspektidele sellest küsitlusest, siis ühiskonna muutunud roll oli see, mida tegelikult väga palju kommenteeriti. Ja põhiliste põhjustena siis toodigi välja see, et valdkonnas on nii madalad töötasud, on viinud tegelikult ka sellise ühiskondliku arusaamiseni, et see tegelikult ju ei olegi töö. Et tehke päeval päris tööd ja siis õhtul tehke oma loomingut. Ja et ka tegelikult see nagu arusaam sellest, et loomingu eest peaks tasuma, et see siis viib ka sellisele arusaamisele, et töö, mitte töö. Teine aspekt on seotud sellega, et eriti just eksperimentaalsem osa loomingulisest tööst on väitnud seda, et ühiskonnas on jäänud palju vähemaks neid inimesi, kes tutvustavad kunsti ühiskonnale. Et siin näitena kas või see, et kui me mõtleme, mis on toimunud viimastel aastatel Eesti päevalehtedes, kus kultuuritoimetused on tegelikult lakanud olemast. Et ka see selline kultuuri vahendatus ühiskonnale on jäänud väiksemaks ja see tegelikult annab kultuurist tunda. Ja kolmas punkt, mis on siis natuke nagu selline iseendale tuha pähe raputamine, aga ka jälle ütleb võib-olla midagi ajakirjanduse kohta, et need olukorrad, kus inimene väga püüab minna meediasse selleks, et tutvustada oma uut teost. Aga tihtipeale see lõpeb sellega, et ma istun diivanil ja maitsen mingeid veidraid toite või ma pean rääkima sellest, milliseid iluprodukte ma kasutan. Aga oma kunstist, millest ma tegelikult rääkima tulin, et siis on juba lõputiitrid. Et ka see, et inimeste enda püüded olla oma loominguga pildis tegelikult saavad kuidagi selliseks lihtsalt kollase ajakirjanduse kajastuseks. Mida looja ühiskonnalt ootab? Loomulikult 3 esimest siin on väga tugevalt taas seotud sellega, et tegu on suuresti vabakutselise töötajaskonnaga. Ehk siis soovitakse paremat töötasu ja töötingimusi. Soovitakse sellist elementaarset asja nagu sotsiaalsed garantiid. Et kuna Eesti on endiselt, ja keegi võib siin mind nüüd parandada, aga vist on Euroopas praegusel hetkel 5 riiki, kus ei ole kõikidel kodanikel tervisekaitset. Siis vabakutseline looja Eestis tihtipeale ei oma haigekassa kindlustust. Ja olukordades, kus see vabakutseline looja on tihti näiteks tantsija või etenduskunstnik, kelle töö vahendab tema keha ja kelle töö tekitab traumasid, aga arsti juurde ta minna ei saa, sest et tema need igakuised maksed, et ta ei saa oma töö eest nii suurt tasu, et neid makseid teha.
ja siis taaskord, et sedasama mõistmist ootab looja ühiskonnalt. Olles maalinud siin sellise suhteliselt kurbades toonides pildi, on üsna kõnekas järgmine slaid, mis annab meile aimu sellest, et hoolimata sellest kõigest, neid inimesi, kes on oma peas teinud selle otsuse, et ilmselt lähitulevikus ma enam ei tööta selles valdkonnas, on 8%. Kui erinevad tööturu-uuringud ja karjääriuuringud tänases päevas ütlevad meile seda, et 40% inimestest igapäevaselt mõtleb sellele, et lähen uuele tööle, siis loomevaldkonnas see nii ei ole. Et siin on ka erinevaid põhjusi. Et aja kokkuhoiu huvides ma ei saa pikalt sellest kõigest rääkida, aga et loomulikult loometöö on identiteeditöö. Ja teine aspekt, mis puudutab mingeid konkreetseid erialasid, kui me näiteks räägime klassikalisest muusikast või balletist, sellele tööle on pühendatud ennast juba väikese lapsena. Ei olegi mingit muud maailma selle ümber nähtud ja ka see, et ka mingeid muid võimalusi ennem kui selle eriala karjäär lõpeb, tegelikult füüsiliselt ei ole seda aega, et midagi muud omandada. Et see on osaliselt ka see, et ei soovita minna välja, aga ka tegelikult ei nähta neid võimalusi, et minna välja. Vastates sellele küsimusele, et kes on need loobujad ja miks nad plaanivad tööst loobuda, et siit tuli välja siis staažipõhiselt 2 segmenti, ehk siis need inimesed, kes on äsja koolidest jõudnud tööturule või siis need inimesed, kes on töötanud 20–30 aastat valdkonnas. Staažikamatel töötajatel ületöönõudlus, tervis, väike töötasu põhjusteks, aga alla 10 aasta valdkonnas töötanute puhul on küsimuseks see, et see, mida kool on meil õpetanud, ei ole päriselt see, mida tööturg, mis tegelikult ootab. Ja nüüd jõudes 2 minutiga lõpuni ja siis selle nii-öelda 3. jätkusuutlikkuse võtmeküsimuseni ehk siis põlvkondlikkuseni, et mille poolest see noor kultuurivaldkonna tulija erineb nendest inimestest, kes on seal varem olnud. 2 aspektist. Muutunud on noorte inimeste looja positsioon ja ka sellega seotud selline karjääriperspektiiv, mis kõige kiiremalt seletatud tähendab seda, et Eesti traditsioonis väga pikalt on loojaid kasvatatud kõrgkoolides nii, et nende töö pühitsebki kogu nende elu. Ja see, et inimene saab teha oma loomingulist tööd, see ongi tegelikult nagu tasu ja preemia selle kõige eest, et midagi muud ei olegi vaja. Tuleb olla tänulik, et sa saad teha seda, mis on sinu kutsumus. Ja teine aspekt on see, et meid on varasemalt ju õpetatud ikkagi hästi mingi konkreetse käsitööoskusliku eriala spetsiifiliselt. Kaasaegne looja, noor inimene, kes on just koolist tulnud, sõltumata sellest, mis on kirjas tema diplomil, tegelikult identifitseerib ennast loojana selle sõna kõige laiemas mõistes, öeldes, et jah, et ma olen küll skulptori haridusega, aga lisaks sellele osa minu loomingust võib väljenduda kirjanduses, osa minu loomingust võib väljenduda mingis multimeedia väljenduses. Seega kultuurivaldkond ei ole väga kindel enam selles, et kõik loomingulised inimesed tulevikus nii-öelda loomekoolidesse lähevad. Ja kui sellele lisada see aspekt, et kogu ülejäänud tööturg ütleb meile tänases päevas, et inimesed, teie kõige suurem väärtus on see, kui te olete loovad, siis see teadmine, et meil on nooremates põlvkondades hulk neid inimesi, kes ütlevad, et ma pean looma, teisiti ma ei saa, nende väljendusvõimalused on tulevikus ka ilmselt mingites muudes valdkondades. Ja lõpetuseks on siis võib-olla see nagu kõige suurema küsimuse koht, et kui meil on need inimesed, kellel on eneseväljendussoov, kui meil on see muutunud suhe loomisesse ja siis sellest väljast väljapool on ühest küljest aina kahanev kultuurieelarve ja teisest küljest siis aina enam loovust väärtustav laiem tööturg, et
kus on siis see kultuuritöötaja koht tulevikus. Rääkides sellest täna siin, võiks ju tegelikult isegi öelda, et selles ei olegi probleemi, et väga tore ühiskond tegelikult võidab. Rääkides sellest professionaalse kultuuri kontekstis, võiks siis küsida nii, et kui Üti peab oma 50. aasta konverentsi, et kas siis meil on enam põhjust rääkida 20 minutit Eesti professionaalsest kultuurist. Aitäh! Suur aitäh Moonikale. Meil on aega 2 küsimuseks. Neist alustame Juhan Kivirähiga. Et siis, kas on teisi soovijaid? Näed, Priin Lauri. Mul lihtsalt hakkas kohe aju tööle, et vaata, sa peaksid 50. konverentsiks tegema nendest. Ei, mina ei peaks, keegi peaks. Sina ikka sellepärast, et meil on ju ikkagi vaja veel 50+. Ma kardan, et ma ei pruugi nii kaua elada. Anname tugitooli, Moonika. Ole nüüd looda edasi. Aga ühesõnaga Venn-diagrammi pead sellest tegema. Ehk siis, et kas nendel 4 asjal on ühisosa või ei ole, ma saan aru. See on see intriig siin. Et jah, mulle lihtsalt tundus. Aga väga sisukas ettekanne, ma ei tea sellest asjast mitte midagi, aga mul tuli natukene meelde õpetaja elukutse. Ehk siis natukene sama intriig, et me just kui sotsiaalselt nagu sõnades ja retoorikas hästi väärtustame. See on meil pidupäeva kõnedes tähtis. Aga kui sa küsid õpetajatelt endalt neid samu küsimusi läbi põlemise ja tööga rahulolu kohta, ainult kahjuks õpetajate puhul see küsimus, et kas sa plaanid ära minna, saab radikaalselt teise vastuse kahjuks, et seal on see olukord kehvem. Aga aitäh sulle. Aitäh. Suur aitäh. On veel küsimusi? Siin ees on üks küsimus. Jah. Aitäh, kommentaar võib-olla pigem. Mairi Tiido, ringmajanduse edendaja siin Eestis. Esiteks ma tahan tänada sellise toreda mõtte eest. Kohe alguses tuli ära, et see küsimus, et kas kuidas ma nüüd sõnastan seda, et endalt võiks küsida, et kas me ise enda töös pakume endale ka head loomingulist eneseteostust toetavat keskkonda, et see tegelikult on päris tore mõte, ma arvan, meile kõigile ükskõik, mis tööd me teeme. Aga siit seda kuulates mul tegelikult hakkas kurb, sest jällegi mina elan selles narratiivis, kus me kuidagi toetame kultuuri, aga siin see vastus, et need töötajad ise ei tunne ennast väärtustatuna, tegelikult on kurbust tekitav. Aga siis tulles esimese ettekande juurde, kus küsiti neoliberalismi kohta, siis ma tahaksin peegeldada ja öeldagi, et see ongi väga ilus neoliberalismi väljendus, kus tegelikult sa annadki nii-öelda turu vabaks, sul on nii-öelda vaba turumajandus, eks ole, kõik on erastatud ja kapital selles suhtes liigubki sinna kohta, kus kapital toodab rohkem kapitali ja seetõttu siis õpetajad meil Eesti kontekstis, kultuuritöötajad jäävadki tegelikult tahaplaanil ja siin sul olekski vaja riiklikku sekkumist, et aidata ja toetada seda kohta. Aga meil riiklik selles suhtes sekkumine või narratiiv on ikkagi olnud aastakümneid see, et meil on Eestis vaja insenere ja meil on vaja hullult seda nagu Eesti konkurentsivõimet tõsta. Ja siis sellest perspektiivist vaadates, ma ei tea, kas me nagu mõtleme seda, et anname Kristjan Suitsule ja Mehis Pihlale ja Nublule soovituse, et kuulge, minge õppige ümber ennast IT-töötajateks, et meil on insenere vaja. Et me tegelikult ju tahame, et meil oleks rohkem edukaid kultuuritöötajaid, rohkem Arvo Pärte. Et selles suhtes see on huvitav dissonants minu arvates ühiskonnas neid tulemusi vaadates, et ja jällegi neoliberalism ja hiliskapitalism minu arvates on siin ka nagu see on see ilming, et kuhu me oleme jõudnud, et miks üldsegi baleriin saabki mingi 1000, ma ei tea, 200 bruto põhimõtteliselt palka. Lihtsalt üks väike lisakommentaar, et eriti praegu ajaleht lahti tehes on ka see, et Eesti riik ei väärtusta kultuuri. Et tegelikult tuleb nii-öelda nagu faktide põhiselt öelda seda, et Eesti riik on väga pikalt tegelikult väärtustanud kultuuri. Ka võrdluses teiste riikidega väga hästi, et väga pikka aega oleme me saanud öelda seda, et Eesti ja Island, nüüd see on jäänud vähemaks. Et päris nagu ei ole nii, et riik ei ole kunagi olnud nii-öelda nagu kultuuri eest väljas. Aga suur aitäh Moonikale. Aitäh.
nüüd me liigume edasi, meil on olnud üks lektor, üks noorem lektor, üks noorem teadur, meil on palju küsimärke, nüüd tuleb lavale professor, küsimärke ei ole. Mis mõttes küsimärke ei ole? Pealkirjas ei ole küsimärke. Okei. Et pealkirjas enam küsimärke ei ole. Tallinna Ülikooli kultuurilise mitmekesisuse professor Aire-Liina Allaste räägib kultuurilisest mitmekesisusest kui jätkusuutlikkusest. Aitäh. Jaa, kas mind on kuulda? Okei, väga tore. Tõepoolest, mina olen Aire-Liina Allaste ja ma räägin eelkõige tegelikult LGBT poliitikast ja inimestest, aga siis selle paneeli teema kontekstis. Ja nagu juba Kairit oma ettekandes esile tõi, et jätkusuutlikud praktikad on need, mis ei toeta ainult ökoloogilist tasakaalu, vaid ka sotsiaalset heaolu ja õiglust. Siis mulle meeldis eriti Pille esitatud definitsioon, et jätkusuutlikkus tähendab võimalust elada hästi. Nii et teiste võimalused samal ajal ei vähene ja kõigil peaks olema ligipääs tagatud nii võtmeteenustele, materiaalne kindlustunne, osalus ühiskonnas kaasa rääkida ja nii edasi. Ning seega on juba sellel teemal räägitud, et lisaks keskkonna ja majanduslikule jätkusuutlikkusele on väga oluline sotsiaalne jätkusuutlikkus. Ja mina toon esile võib-olla mõned lisamõisted nagu kõigepealt kaasav jätkusuutlikkus, mis ühendab keskkonnaalase, sotsiaalse ja kultuurilise õigluse. See tunnustab ühiskonna erinevate rühmade teadmisi, kogemusi ja arusaama, käsitleb jätkusuutlikkust sotsiaalse ja poliitilise protsessina ning rõhutab võrdset osalust ja esindatust ning tunnistab, et võimusuhted, ajalugu ja kultuurilised erinevused mõjutavad inimeste seotust oma elukeskkonnaga ning rõhutab ka seda vajadust, et häält tuleb anda nendele, kelle teadmised ja praktikad on seni olnud väiksema tähelepanu all. Ning kultuuriline jätkusuutlikkus rõhutab kultuuri dünaamilist olemust, kultuur ja võib-olla siinkohal ma eelkõige või minu ettekande kontekstis ma räägin kultuurist kui kultuurilistest praktikatest ja elulaadidest, aga et see ei ole staatiline, et see areneb pidevalt, kohanedes nii ühiskondlike kui ka keskkondlike muutustega ning arvestades nüüd viimaste päevade debatti, ma mõtlesin, et ma rõhutan ka üle, et väärtused on midagi sellist, mis pidevalt kohanevad inimeste kogemuste ja arusaamadega. Seega arengustrateegiad peaksid toetama erinevate ühiskonnagruppide kultuurilist väljendust ja eneseväljendust ja tunnistama ka erinevaid väärtuseid ning oluline on ressursside, võimaluste ja õiguste õiglane jaotus, mida on võimalik siis saavutada strateegiliste sotsiaalsete investeeringute ja avaliku poliitika kaudu. Kultuurilist mitmekesisust võib interpreteerida kui ühte olulist alustala sotsiaalse jätkusuutlikkuse jaoks. Et kui ühiskond väärtustab mitmekesisust, siis tunnevad inimesed ennast rohkem kaasatuna ja kuuluvana, mis omakorda vähendab pingeid ja konflikte. Ja erinevad uuringud näitavad, et kui ühiskonnas kohtuvad erinevad väärtused, ideed ja maailmavaated, sünnivad uued lahendused ja koostöövormid. Näitena võib-olla, mis on siis juba rohkem minu ettekande fookusega seotud, et näiteks nendes riikides, kus LGBT inimestel on rohkem õigusi ja kaitset, on ka majandusareng kõrgem, et diskrimineerimine vähendab tööjõupotentsiaali ja tekitab lisaprobleeme. Seega võib öelda, et kaasav tegevus ei ole mitte lihtsalt moraalne valik, vaid ka strateegiline investeering. Ning kultuurilise mitmekesisus on oluline sotsiaalpoliitikas, et uuringud näitavad ka, et kaasavad valitsemisstruktuurid, mis peegeldavad ühiskonna kultuurilist mitmekesisust, loovad õiglasemaid ja seetõttu ka tõhusamaid poliitikaid ning kui otsustusprotsessides on esindatud mitmekesised hääled, sealhulgas marginaliseeritud rühmad, on poliitikat tõenäoliselt sotsiaalselt õiglasemad ja kultuuriliselt sobivamad. Ja minnes nüüd täpsemalt oma teema juurde, et kõigepealt ülevaateks, et mis materjale ma siin ettekandes kasutan, et kõigepealt, ma olen neid nagu läbisegi põhimõtteliselt siin kasutanud, aga kuigivõrd ühte oma enda varasemat uurimust, mille ma tegin, empiiriline uurimus oli juba üle 10 aasta tagasi,
LGBT aktivistidest ühe suure Euroopa projekti raames, siis samuti analüüsi, mida me oleme teinud koos Brigitta Davidjantsiga ühe artikli jaoks, mis ilmub järgmine aasta raamatus European Party Systems and LGBTQ+ Politics ning nüüd üsna hiljuti toimunud sidusrühma arutelult ma ka tsiteerin ekspertide arvamusi ja see toimus nüüd ja hiljuti alanud rahvusvahelise projekti LGBTI+ Youth Wellbeing Across Europe Imagine Futures in Turbulent Times. Aga kui me räägime kui hakata rääkima LGBT poliitikatest, siis ammu enne seda, kui hakati neid teemasid käsitlema kuskil parteide programmides, tegelesid sellega aktivistid, sageli noored aktivistid ja seda küll mitte nõukogude ajal, mil see ei olnud võimalik, aga tegelikult esimene organisatsioon loodi juba siis nii-öelda uutes tuldes, aga veel enne vabariigi asutamist. 90ndatel ja nullindate esimesel poolel oli võrdlemisi palju, tekkis väikseid organisatsioone, mis tegutsesid eestvedajate entusiasmile tuginedes, kes põlesid keerulises olukorras läbi ja organisatsioonid kadusid, et see kõik oli midagi nagu pidevalt toimus, aga see oli suhteliselt ebastabiilne. Ja organisatsioon Eesti Gei Noored loodi aastal 2008, hiljem muutus see LGBT ühinguks ja see on võib-olla tänaseni üks tugevamaid organisatsioone, kes LGBT inimeste õiguste eest seisab. Nüüd, et nagu laiendada seda teemat ühiskonnale, ma tsiteerin sealt arutelult poliitikakujundaja sõnavõttu, kes viitab sellele, et nendel aegadel tegelikult see LGBT kogukond oli nagu peidus ja suurel osal ühiskonnast ei olnud nagu mingisugust vajadust selles osas mingisugust seisukohta võtta, et mis on nagu teravas kontrastis praeguse olukorraga ja nullindatel korraldati üsna mitmeid Pride ehk siis geiparaade, mis tekitasid ühiskonnas järjest negatiivsemaid reaktsioone. 2007. aastal muutus see nagu väga vägivaldseks ja seda tegelikult võib mõnes mõttes ka pidada nagu selliseks nende teemade politiseerumise alguse ajaks. Et kui me räägime identiteediliikumistest ja eriti sellel ajal kahtlemata LGBT liikumine oli identiteediliikumine, siis võib rääkida erinevatest strateegiatest, et kas siis enesekehtestamisest läbi erinevuse ja nähtavuse, mis siis Eestis kontekstis väljendus väga palju Pride'i pooldamisena. Aga võib öelda, et Eestis lõpuks jäi nagu peale nii-öelda see aktsepteerivaks muutumise soov läbi ühiskonna harimise ehk siis lobi. Et ma toon siin välja võtted mõningate aktivistide intervjuudest, mis on läbi viidud 2013, aga lähenevad teemale kohati ka retrospektiivselt, et nagu see esimene intervjuu väljavõte näitab, et alguses oli see ikkagi see aktivistide idee, et me peame ennast nagu nähtavaks tegema, et see on nagu oluline, et siis inimesed saavad teada, et me oleme olemas ja ma arvan, et implitsiitselt oli siis seal lootus, et siis hakkavad asjad muutuma. Eestis ja nullindatel need asjad päris nii ei läinud ja ka aktivistid hakkasid sellesse suhtuma nagu pigem kriitikaga, et kuna näitas, et olulisi nihkeid ühiskonnas ei saavutata, et on ainult negatiivsed reaktsioonid, et leiti ka, et võib-olla see geiparaadide esteetika Eestis ei ole nagu päris sobiv, et tekitab ainult vastuolu ja kuidagi ei kommunikeeri Eesti ühiskonnale seda olulist sõnumit, mida nagu LGBT inimesed tahtsid edasi anda. Et me oleme ka pered ja paarid ja tavalised inimesed.
ja võib öelda, et siis jah, asjad hakkasid vaikselt liikuma ka juba parteipoliitikasse, et 2011. aastal andis õiguskantsler vastuse seksuaalvähemuste kaitseühingule, mis oli tolleaegne üks organisatsioon seoses abieluvõrdsuse küsimusega ja oma analüüsis järeldas õiguskantsler, et samasooliste paaride püsiva kooselu õigusliku reguleerimise puudumine on põhiseadusega vastuolus. Ja võib-olla nagu seda võib lugeda nagu selleks terminiks, millal need teemad hakkasid parteipoliitikasse jõudma, kuigi võib-olla see hoogustus mõned aastad hiljem, et võib-olla umbes 10 või pisut rohkem aastat tagasi ja sellest ajast saadik võib rääkida üsna sellisest polariseerunud poliitikast, et ühelt poolt liberaalsed ja vasakpoolsed erakonnad võib-olla suures osas sotsiaaldemokraatide vedamisel, kuigi seal on ka palju teised, ka Reformierakond on aktiivne olnud ja nemad on olnud koostöös LGBT ühinguga ning teisalt on olnud ka üsna aktiivne vastutegevus konservatiivsete parteide poolt, eelkõige EKRE eestvedamisel ning nendel on olnud aktiivne koostöö sihtasutusega perekonna ja traditsiooni kaitseks ning sellega on olnud üsna pidev selline polariseerunud debatt kogu ühiskonnas, mis on nagu olnud kõigile nähtav. Ja siin nüüd selle parteipoliitikas ma nüüd räägin tegelikult ainult sellest kooselust ja abielust, kuigi neid teemasid on palju, aga ma arvan, et sellest saab nagu mingisuguse pildi, muidu oleks vaja seda aega tunduvalt rohkem. Et kooseluseaduse algatasid Riigikogus Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmed, see võeti vastu 9. oktoobril 2014 tulemusega 40 poolt ja 38 vastuhäält. Kooseluseaduste rakendusaktide vastuvõtmine, mis oli kavandatud järgmiseks aastaks, jäi aga toppama, kuna valimistel olid toimunud muudatused ja 2015. aastaks kaotasid seaduse peamised toetajad Reformierakond ja sotsiaaldemokraatid liikmeid Riigikogus. Uues valitsuskoalitsioonis oli Isamaa ning Riigikogu liikmeks sai esmakordselt ka EKRE ja mõlemad parteid üsna jõuliselt takistasid rakendusaktide vastuvõtmist. Kooseluseaduse vastased esitasid tegelikult ka eelnõu, et seadust tühistada, väites, et ilma rakendusaktideta ei saa seadus plaanipäraselt jõustuda. Seadus siiski jõustus, aga nende rakendusaktide puudumine põhjustas mitmeid praktilisi probleeme, mida lahendati notaarlepingutega. Et jah, et võiks öelda, et sotsiaaldemokraadid on olnud võib-olla kõige aktiivsemad toetajad, kaitstes seadust aktiivselt Riigikogus, avalikes debattides ja meedias, et partei juhtfiguurid on rõhutanud sotsiaalse õigluse ja sallivuse tähtsust ja tõstatanud ka küsimuse Eesti rahvusvahelisest kuvandist kui liberaalsete väärtustega riigist. Seega poliitikute jaoks haakusid LGBT õigused ka laiemate teemadega, et see oli nagu osa konservatiivse ja liberaalse maailmavaate võitlusest, mis lisaks parteipoliitikale oli siis jah, väga tugevalt nähtav ka ühiskonnas. Abielu või tähendab LGBT teemad jõudsid erakondade valimisprogrammidesse esmakordselt sotsiaaldemokraatidel aastal 2019. 2020. aastal tegelikult toetasid Eesti 200 ja rohelised juba abieluvõrdsuse kehtestamist. Samal ajal algatas EKRE referendumi plaani, mille eesmärk oli määratleda abielu põhiseaduses mehe ja naise liiduna. See aga kukkus läbi 2021. aasta valitsuskriisi tõttu. Koalitsioonileppes lubasid Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid kehtestada abieluvõrdsuse ning tugevdada LGBT inimeste õiguskaitset ning juunis 2023 võeti see seadus siis ka vastu. See jõustus 1. jaanuaril 2024 ning andis samast soost paaridele võimaluse abielluda ning automaatselt lapsevanemaks saada, mis oli varasemalt võimatu. Et
oluline oli ka tolleaegse peaministri toetus, kes võib-olla selles sõnavõtus või noh, võib interpreteerida, väljendas ka seisukohta, et asjad on teel paremuse poole või seda otseselt ei ütle, aga et kui kõik saavad aru, et sellega midagi ära ei võeta, et võib-olla siis on ebaõiglus kadunud ja asjad hästi. Samuti hiljuti toimunud arutelul üks aktivist ja nüüdne poliitik tõi esile, et eriti kui aktiivse debati ajal oli LGBT inimeste turvalisus veelgi rohkem löögi all kui tavaliselt. Et lihtsalt see, nagu siin on välja öeldud, siis mõnele purjus mehele tulevad meelde Helme sõnavõtud ja siis ta oma sõna või oma mõtete kinnituseks väljendab seda kuidagi füüsiliselt. Aga tema tõi esile, nagu tema lähenes positiivsemalt, et kui peale abieluvõrdsuse kehtestamist need asjad nagu läksid laualt ära ja olukord on muutunud mõnevõrra rahulikumaks. Teisalt rõhutab LGBT üks organisatsiooni esindaja, et LGBT on ikkagi väga selline rünnatav rühm, et ta toob esile ka nagu või noh, natukene võrdleb teiste vähemustega, et mis puudutab LGBT-d ja tema ütleb, et ka sisserändajad, et need on inimesed, keda rünnatakse kasvõi juba nagu mingitel poliitilistel eesmärkidel või vähemasti mingi osa elanikkonnast võib seda teha. Ning muidu ka, et kui teemad on nagu ühiskonnas üleval ja väga polariseerunud ja noh, väga rõvedate väljenditega tihtipeale, siis et ühelt poolt meil ühiskonnas küll ka kõik uurimused näitavad, et inimesed muutuvad tolerantsemaks ja asjad liiguvad paremuse poole, aga see võib ka mingitele inimeste igapäevaelu halvemaks teha, just nimelt kuna sellise nähtavusega kaasneb haavatavus ja noh, mis on siit tema jutust võib-olla rõhutatav, et LGBT inimesed on rünnatav rühm, mitte lihtsalt unustatud rühm, et ta toob siin esile võrdluse näiteks puuetega inimesed, kes on ka nagu üks vähemus, kes nõuaks, kes vajaks palju rohkem tähelepanu ja siin oleks võib-olla tõepoolest see küsimus, et kui inimesed teavad sellest rohkem ja sellega tegelevad, lähevad kõik asjad paremaks, siis jälle mõningate rühmade puhul need asjad ei ole nii ühesed. Nüüd alates jaanuarist 2024 on tegeletud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel LGBT inimeste võrdsete võimaluste edendamise tegevuskava ja aluspõhimõtete loomisega, et sellega on minu teada kaasnenud nagu väga tugevad arutelud ka teiste ministeeriumite esindajatega ja loomulikult sidusrühmade esindajatega ning siin toob poliitikakujundaja esile, et ka see strateegia rõhutab võib-olla kõigepealt muidugi turvalisust, mis on nagu baasvajadus, aga teisalt ka võimestamist ning nähtavust ning tema nagu rõhutab siin, et oluline, et ka kõik sellised ühiskondlikud teenused või süsteemid oleksid nähtavalt kohandatud LGBT vajadustele, et näiteks et noh, oleks selgelt kommunikeeritud, et ka nende jaoks on ohvriabi või nad on oodatud osa saama lähisuhtevägivalla vastasest teenusest. Ning ma siis lisan siia veel ühe poliitikakujundaja mitte sõnavõttu, vaid lihtsalt diskussiooni osa, kus võib-olla tuleb esile see oluline mõte, et inimestele nagu ikkagi peavad olema need teenused kättesaadavad, et nad teaksid, kuhu nad lähevad ja need inimesed, kes neid teenuseid pakuvad, et nad peaksid olema nagu piisavalt koolitatud, et erinevates keskkondades, et mingisuguste murede puhul, et saaksid LGBT inimesed kuskile pöörduda. Ning et see
teenus siis ise ei muutuks uueks probleemi allikaks, mida vist ka siiamaani ikkagi kuigivõrd juhtub erinevatel põhjustel. Ja lühidalt siis kokkuvõtteks, et LGBT õiguste areng on olnud aeglane, kuigi võib öelda, et nagu järjekindel, et mingis mõttes me võime ju nagu vaadata seda, et asjad on kogu aeg ikkagi mitte nüüd kaugeltki ei ole täiuslikud, eriti nüüd arvestades seda, et millised on nende asjade mõjud LGBT inimeste igapäevaelule, aga kuidagi on need vähemasti õiguste areng on kogu aeg nagu toimunud. Samas siin tuleb nagu ikkagi, kui ka nüüd natukenegi jälgida, kuidas need asjad on poliitikas toimunud, et ma tõin siin nagu mõningaid näiteid, neid näiteid on tegelikult muidugi hulgaliselt rohkem, et tulevik ikkagi nagu väga palju sõltub sellest, et millised parteid on meil Riigikogus või millises suunas Eesti liigub ja see ei ole üldsegi kahjuks nii enesestmõistetav, et asjad lähevad kogu aeg paremaks. Et praegult on ka näiteks näiteid mitmetest riikidest, kus näiteks Suurbritannias näiteks, kus transinimesi õiguseid nagu võetakse tagasi, et hakatakse olukorda nagu nagu on mingi tagasiminek, hakatakse nagu raskemaks tegema, et see ei ole nii enesestmõistetav. Aga kooseluseaduse vastuvõtmise järel või kooseluseaduse kõigepealt ja siis muidugi abieluvõrdsuse eriti, et nende vastuvõtmise järel on nagu Eestit praegu peetud üheks progressiivsemaks Ida-Euroopa riigiks. Ja liberaalsete poliitikute jaoks on see olnud ka tegelikult väga oluline, et tugevdada seda Eesti mainet kaasava ja läänemeelse riigina. Et kultuurilise mitmekesisuse ja võrdõiguslikkuse rõhutamine, et see ka nagu eristab meid konservatiivsematest Ida-Euroopa riikidest. Ja kordan veel kord, et kogemata, vabandust, siin on viga. Et on asjad toimuvad järjekindlalt, aga ma kordan tegelikult ka seda, et see debatt ikkagi nagu tundub, et jätkub, et eriti arvestades nüüd viimaste päevade debatti sellega seotud teemal, kuigi võib-olla pisut teisest vaatenurgast, et meil on endiselt liberaalsed parteid ja koostöös LGBTQI organisatsioonidega, nüüd on neid juba rohkem, lisaks LGBT ühingule loodi aastal 2022 ka transinimeste ühing ja tegelikult on veel neid erinevaid väikseid organisatsioone, aga neile vastanduvad siis konservatiivid eesotsas EKRE-ga koostöös SAPTK-iga ja kes ka ikkagi kujundavad avalikku arvamust läbi oma uudisteportaali Objektiiv kaudu. Ning kõik see debatt ikkagi mõjutab üsnagi otseselt LGBT inimeste igapäevaelu või vähemasti see võib nendeni jõuda täiesti nagu sellistes ootamates situatsioonides ning mitmed asjad on ikkagi hetkel tegemisel ja päris täpselt ei tea, kuidas ja millal need leiavad lahenduse, et see sama tegevuskava, mida ma põgusalt mainisin, et see ootab hetkel veel allkirjastamist. Transinimeste olukord on vastuoluline ja suure tõenäosusega kerkib debattide keskmesse, jätkuvad arutlused võrdse kohtlemise seaduses, karistikuseadustikus ja nii edasi, et need teemad on üleval ja kuidas meil see kultuuriliselt mitmekesine sotsiaalpoliitika areneb, on siis ka nende poliitiliste muutuste tuules. Kas on Airi ja Liinale küsimusi? Juhan Kivirähk. Ma olen professor juba 20 aastat. 30 aastat tagasi Emoris. ma küll ütlen, et ma olen juba 20 aastat professor olnud, ma olen vahepeal näinud. Just. Aga ma tahtsin, ja konservatiivne laine on muide tulekul, nii et see on kurb reaalsus. Aga ma tahtsin küsida seda, et mul on siin olnud kolleegidega ankeetide tegemisel
vaidlusi, et taustandmetest teatavasti hakkavad ikka pihta sellega, et mis on teie sugu, mees, naine. Et kui palju seal nüüd kategooriaid peaks olema? Kas lihtsalt muu või ei see ega teine või midagi muud? No minu meelest, tähendab siin, kui teised inimesed tahavad ka rääkida, siis ma arvan, et siin auditooriumis on mõni inimene, kes oskab täpsemalt vastata. Aga no tänapäeval see mees ja naine ikkagi, no see on ka juba nagu märk mingisugusest nagu mahajäämisest. Oota, kuidas seda öeldaksegi, kas non-binary või et ei soovi vastata, et mingisugused sellised asjad peaksid olema ja mõlemad peaksid olema. Et selles osas, et või ei soovi vastata, et need asjad ikkagi, noh seda ka loetakse nüüd nagu ikkagi mingisuguse progressiivse ühiskonna märgiks, et kui need asjad on puudu, siis vähemasti mõned inimesed vaatavad sellele imelikult. Meil on nüüd siin üks küsimus ja siis on Kristjan Veske. Aitäh, Mart Porosalu, riigiteaduse doktorant. Ma mõtlesin, et mul on üks kiire kommentaar ja küsimus, kui tohib, et ka nagu natukene laiemaks võib-olla tõmmata. Kõigepealt kommentaar, et ma teostasin enne vaatluse, ma ei tea, kas on sotsioloogiline vaatlus, aga ma vaatasin, et suurimas auditooriumis, kus on teine paneel, oli kohal 25 inimest kuni 30 koos osalejatega. Siin oli 50. Et väga tubli kompliment ja ma ise tegin valiku selle järgi, et millised teemad mind päeva lõpuks vähem ärritaksid ja siis ma valisin nagu selle siin. Ei, ma ei ole, ma olen väga rahul oma valikuga, et ma ei hakanud seal vaidlema rahvusvaheliste suhete teemal, aga see ei olnud see teema, et ma tahaksin tõukuda Juhan Kivirähki küsimusest, et kuhu me oleme teel või mis saab edasi. Et vaadake, mul on nagu natukene see tunne, et ja muide täpselt aasta tagasi umbes kusagil siin samas konverentsiruumis ja projekti koosolekul või konverentsil üks õigusteaduse professor esitles Urmas Reinsalult kui the next prime minister of Estonia. Ja ma arvan, et tal oli juba aasta tagasi tõenäoliselt õigus, et ma ei taha siin reede õhtul inimesi tuju rikkuda, aga ma arvan, et me oleme teel konservatismi. Et kui 19. sajand oli liberalismi sajand, 20. sotsiaaldemokraatis, 21. sajand on, ma kardan, et konservatism. Aleksandr Stubil on 3 punkti, minul on 6, ma teen hästi ruttu. Peale järgmised valimisi, kujutage ette olukorda, tühistatakse abieluvõrdsus, aga mis neid takistab? Me arvame küll, et seda ei tehta. Kas põhiseadusmuudatusega või mitte? Astutakse välja mõnest rahvusvahelisest konventsioonist, ma viitan siin Istanbulile ja Lätile, lõpetatakse e-valimised, Pride eventid ja rongkäigud pigem surutakse avalikust ruumist välja, tahavad kuhugi nii-öelda privaatsfääri. ERR kompromissina jääb küll alles, aga allutatakse nagu reaalsele konservatiivsele kontrollile ja tõesti otsustatakse, et kes on ekraanil, kes ei ole. Ja ülikoolid kindlasti jäävad surve alla ja see on osalt ka vastureaktsioonina teatud meie erialade väga aktiivsele nähtavusele ja aktivismile. Et me võime siin omavahel küll rääkida neid asju ja olla nagu nõus, aga kuidas me suhestume selle realiteediga out there, nagu Kivirähk ütles. Et kui nii peaks minema, mis me sellises olukorras edasi teeme? Nii. Aliina. No mul ei ole vastust sellisele küsimusele, et mina olen loomult inimene, kellel on klaas alati pooltäis ja kuidagi loodan, et äkki päris nii hullust ei lähe. Kuigi see, et selle ma tõin esile, et see asi on nagu turbulentne, et me ei tea täpselt, mis võib juhtuda, kas nüüd just nii utreeritud kujul, nagu sina siin seda pilti kujutasid. Ma tahaks uskuda, et päris nii ei lähe, aga ei, ma ei tea, mul ei ole vastust, äkki mõnel teisel on. Sõna on eile sotsioloogia vilistuspreemia saanud. Leed sulle vast. Äkki ma lihtsalt hästi, ma muud ei ütle, lihtsalt selle, et suur tänu selle suure huvitava selle sessiooni eest, et ärme ise polariseeri, ma lihtsalt tahtsin sellele eelmisele kommentaatorile ütelda, et erinevad vaated on olemas ja las nad siis olla, tulevad ühed rohkem esile, teisel hetkel esile, et ärme polariseeri ise teadlikult. Okay, kui meil on võimalik seda teha. Kristjan Veske, palun. Ja, et ma korraks läksin tagasi nende andmete juurde, et tegelikult sellised võib-olla huvitavad praktikat on Kanadast tulnud, et nemad on ikkagi juba minu teada
mitu sellist ringi teinud rahvaloendusega niimoodi, et ei ole enam ainult lihtsalt mees ja naine, eks ju, et see võtab arvesse ka siis need muud sood. Kusjuures Kanada on selles mõttes veel eriti ju huvitav riik, et kuna seal on ka põlisrahvad, siis minu teada oli seal isegi küsimustikus sees, et mis inglise keeles öeldakse, two-spirited vist või et kõik need erinevad sood, mitte ainult nagu meie neid mõistame, vaid ka nagu põlisrahvad on mõistnud seda, et see võiks anda nagu sellist huvitavat taustainfot. Aga ma korraks tahtsin tulla, et minu meelest oli väga selline huvitav ja hea ettekanne, andis sellise toreda ülevaate, aga ma korraks peegeldaksin tagasi, et mis ma hakkasin mõtlema, et sa tõid enda ettekandes välja selles, et 2014 siis, millal see esimene osa uuringust oli tehtud, et siis need LGBT aktivistid, seal kõlasid nagu sellised väited, et me tahame olla nagu normaalne perekond ja me tahame olla nagu nii-öelda tavalised, et me tahame, et meid niimoodi nähakse. Et minu väide võib-olla on see, et tegelikult suur osa kogu sellest probleemistikust ongi tegelikult soolise eneseväljenduse ümber. Et kui sa mõtled nagu selle aja peale, et juba 2014 tegelikult üritati nii-öelda näidata, me ei ole kuidagist viisi erinevad, me oleme täiesti tavalised. Et see nii-öelda enda positsioneerimine tol ajal ka LGBT kogukonna poolt, ma ütleksin siis, oli nagu selline, et me ei kuidagi ei erine. Et nüüd aja jooksul on toimunud ikkagi selline muutus, et minu meelest selline LGBT liikumise kväärimine mõnes mõttes, et nüüd ta on muutunud hoopis teistsuguseks või et seal kesksel kohal võib-olla ongi sellise soolise mitmekesisusega ja väljendusviiside normaliseerimisega mõnes mõttes ja sellest nagu arusaamine. Ja ma arvan, et see on ka üks, tõepoolest, kui me mõtleme selle peale, et mis võiks Eestis nagu toimuma hakata ja mis tegelikult praegu toimub, eks ju. Et see, kui me vaatame ka laiemas pildis, mis on Suurbritannias toimunud, Hispaanias, et siis paraku on tõepoolest jällegi olnud see, et transsoolised inimesed on need, kes on kõige lihtsamad ohvrid olnud, et ma ise kardan ka, et see Eestis ka see osa nii-öelda poliitilises debatis mingi hetk jällegi võimendub. Ma korra enne, kui Alina vastab, et ma tahaksin korraks markeerida, et Kristjan Veske ja Anna-Liisa Uusma said eile Üti juubeli puhul sotsioloogia suuna vilistles tunnustused. Palju õnne. Ja ma põhimõtteliselt sellest olen teadlik, et need asjad on natukene muutunud, eks ma tähendab ja seal selles artiklis, mida me koos Brigittaga kirjutame, et me sellest ka tegelikult seda ka natuke analüüsime, lihtsalt see ei mahtunud siia sisse, aga see on väga oluline tegelikult esile tuua, sest et ma näitasin küll seda arengut, aga praegusel ajal on siin palju neid teisi teemasid, millest ma väga põhjalikult ei jõudnud rääkida. Ja ka see, et nüüd paraidid ikkagi ju toimuvad nüüd uuesti ja hoopis nagu teistsuguses tuules, et nagu seda pärast 10 aastast vaheaega, mis tuli, siis just minu arusaamise kohaselt kasvas peale see uus põlvkond, kes hakkas juba nägema teistmoodi ja muidugi ka see institutsionaalne keskkond oli juba nagu ikkagi mõnevõrra muutunud. Et mis siis on ka ikkagi kuigivõrd nagu nende uue väärkultuuri väljendus ja nii edasi, et ja nüüd sel ajal ikkagi vähemasti nad ei ole nii suure kriitika all ja sellest ka ei sõltu nii palju. Et ma mõtlen, et see, et aktivistid võtsid nagu selle mingisuguse kindla suuna aastal 2013, ütleme, või kuskil selles suunas, aga 2014 oli, kui see kooseluseadus läks Riigikogusse, et siis oli see nagu selline väga ratsionaalne otsus, et mida me siin praegult täpselt teeme, et meil on vaja nagu mingisugused asjad nagu korda teha selle asemel, et siin ühiskonnas igasugust võbelust juurde tekitada ja siis 10 aastat hiljem või tähendab 10 aastat mitte sellest hiljem, vaid sellest 10 aastat viimasest geiparaadist 2007 ikkagi siis võttis natukene aega, kuni need hakkasid toimuma, aga siis hakkas juba väga jõuliselt tulema esile see uuemad suhtumised. Ja muidugi sellest projektist, millest ma rääkisin, või mida ma mainisin, et mille raames me oleme teinud selle arutelu, et seal me hakkame eelkõige uurima just nimelt noori ja
noorte heaolu, aga ka suure rõhuasetusega sellele, et heaolu kui mitte lihtsalt hakkama saamine, vaid ka nagu ka millegi uue loomine ja mida siis nagu tänased kväärnoored nagu ka ise teevad, et noh, tähendab heaolu siiski laiemalt, aga me kuigivõrd üritame tõstatada ka nagu neid teemasid, et mitte jääda ainult sellesse nii-öelda hakkama saamise raamidesse. Aga suur aitäh Aliinale, et me oleme siin nüüd siis vaaginud jätkusuutlikkust väikeriigis Eestis, soolise võrdõiguslikkuse, kultuurilise mitmekesisuse, platvormimajanduse ja loomevaldkonna aspektidest, et ma loodan, et kõigil on põnev olnud. Aitäh heade küsimuste eest ja kohtumisteni. Aitäh!